Võrkpallivõnked võtab võrratud vollelahingud pulkadeks lahti ja otsib vastuseid matšide järelvõngetena tekkinud põletavatele küsimustele. Ahoi, head võrkpallisõbrad! Võrkpallivõnked, 4. episood ja hakkame pihta. Rõõm on teatada, et täna on meil väga tugev koosseis kokku saanud. Esmakordselt oleme saadet tegemas 4 ja tugev on see koosseis eelkõige just, ma mõtlen, mänguliselt, sest 4 mehe peale meil on ette näidata 4 Eesti aasta meesvõrkpalluri tiitlit. Mina olen Märt Roosna, minu paremal käel on siis Martin Kukk. Tere, minul ei ole. Temal veel ei ole, minul ka ei ole. Minu vasakul käel on siis Märt Tammearu, kellel on siis 3 tiitlit ette näidata. Tere ja tänan kutsumast. Ja Tartus, nagu ikka, on siis Martti Juhkami. Tere, Martti! Tere! Aasta 2020 Eesti parim meesmängija. Ja ilm on ilus, et selline täitsa, et võiks kohe õueski palli mängida ja ma just üks päev sattusin rääkima alaliidu inimestega ja uurisin, et iga kevad on olnud see kampaania, et teeme võrkpalliväljakut korda. Ja nagu ikka heade asjadega on siis niimoodi, et panen neid kõige rohkem tähele siis, kui neid enam ei ole. Et aastast 2011 see kampaania on olnud ja siis ma ei tea, siis 150 väljakut umbes korda tehtud. Et nüüd see asi on katkenud, kuna siis partner oma ehitus lõpetas ära. Teeme siit üleskutse, et kui mõni ehitusfirma või keegi tunneb, et tahaks õla alla panna, et siis sellisele heale asjale, et siis astuge ligi ja kindlasti see läheb edasi. Aga väljakud on olemas ja mängida saab, et ma uuriks kõigepealt teeks ringi, et millal te mehed viimati väljas võrkpalli mängisite? Hakkame Märdist pihta. Väljas võrkpalli, ehk siis rannavõrkpalli. Ma arvan eelmine suvi, et praegu ei ole veel jõudnud ja ilmad ei ole kindlasti päris nii soojad veel, et seda teha. Kuigi kui ma vaatasin oma nii-öelda pildi memoriesid, mis näitasid, et ma umbes, kui me Tartu ajal olime ja see COVID hooaeg oli, siis me mängisime tossudega sellel ajal liiva peal võrku juba, nii et võimalusi just kui on, aga mina jään siia eelmisse suve sellega. Minu puhul jäi eelmine suvi vahele sellepärast, et vaata, kui ma käisin sellel põlveoperatsioonil, siis oli võimalikult pikka pausi vaja ja siis ma nagu sellel ajal tegutsesin rohkem jõusaalis, et kuigi tavaliselt ikka satun Tartus vähemalt mõnel korral rannavoole väljakule küll. Et kui tegelikult praegu vaadata õues, siis 15 kraadi, ma arvan, et see on ikka paras Eesti suvel. Aga kuskil muru peal ei ole mänginud või? Eestis ei ole vist väga populaarne. Need sülditurniirid on, aga ega neid väljakud just väga palju ei ole. Jaa, minu puhul siis on nii, et kuna mu õlg on tegelikult sellises seisus, et ma võrkpalli mängida üldse ei saagi eriti, aga ma 2 korda aastas ikkagi 4-5 valuvaigistit sisse võtan ja 2 turniiri mängin, siis üks on aprillikuus, üks selline Simmani turniir, kus õhtul on ikkagi istumine ka ja teine on siis Tamula vanake, mida mängitakse õues suvel, et ma viimati mängisingi eelmise suve turniiri Tamula vanaksel. Aga see on siis mis katte peal või mis? See on seal pargiväljakutel Võrus ja see on siuke kõvaks tambitud liiv. Okay. 4 meest, 2 naist võistkonnas ja siuke tore turniir, mida Urmas Talli korraldab. Ja ma ise ka eelmine suvi sattusin siis üle umbes 10 aasta mängima Elvas Reku Grand Old Arenal, väga tugev turniir oli, Elva lahtised meistrivõistlused segapaaridele, meil õnnestus siis esikuuikusse murda, väga tugev oli, näiteks oli Marek Pihlak oli oma tütrega mängis ja et tervitan siin Elva rahvast. Aga nüüd aitab sellisest tühjast jutust, et lähme tõsisema jutu juurde, meil on siin selline auväärt külaline, selline võimalus on, ütleme natuke uurida, Märt, et võtaks ette sinu hooaja Poolas, et oled sotsiaalmeedias ka kirjutanud, et oli väga-väga raske ja ütleme õpetlik hooaeg, et räägi oma sõnadega, et mis selle hooaja raskeks tegi? Nii et sa oled ikkagi jälginud mu Instagrami postitusi ka, ma näen. Ikka, storiesi vaatan ja kõik. Väga hästi, aga võib-olla kui võttagi kokku seda kogu hooaeg Poolas, siis selline hästi üles-alla, et algas justkui hästi. Esimesed mängud seal Resovia vastu, Lublini vastu läks kõik nagu sujus, et koondisest minnes oli vorm ka pigem päris hea, aga siis mingist 5.-6. mängust alates kuidagi hakkas igalt poolt lagunema. Nagu füüsiliselt oli siuke suur allaminek, me tegime seal päris korraliku jõusaali trenni ka, siuke 3 korda nädalas
ja pigem sellised jõuharjutused, mitte mingi õlgadele lihtsalt mingid spetsiaalsed või nii, et võib-olla ka sellest, et tekkis üleüldiselt koondises siuke langushetk, pluss jõusaalis seal surusime, siis tekkis siuke auk, kust siis välja saamine oli seekord eriti raske, et selleks võttis mul aega, ma arvan, seal paar kuud vähemalt, et hakata üldse tundma nagu ennast füüsiliselt hästi, aga selleks ajaks oli ka üsna raske juba vaimselt, sest et ma ei ole harjunud nagu mängima mänge, kus mind lihtsalt võetakse välja esimene game'i poole pealt ja kõik siuksed olukorrad, et üleüldse kõrgete pallide lahendamine, mis on olnud nii-öelda mu tugevus koondises ja igal pool, siis seal ma lihtsalt ei saanud palli maha. Et kui ma ei saa ka palli maha, siis ma ei ole suur vastuvõttev nurk, siis hakkab ka natuke sealt lagunema. Ja meie praktiliselt ainuke vahetus, mis me alati iga mäng tegime, oli mina või siis Pope austraallane, kes mängis. Et see ukrainlaste ja kõik muu reegel, siis sellest tulenevalt oli alati mina see, kes nii-öelda isegi kui mängi toiminud, siis me tihtipeale tegime selle vahetuse. Et isegi kui ma otseselt ei teinud midagi väga halvasti. Ütleme kuulajatele ära, et mis see reegel on? Väljakul võib olla korraga 3 välismängijat, ehk siis meil oli 2 sidemängijat, mõlemad niikuinii välismängijad, ehk siis vahet pole, kui ma panid, siis seis oli sama. Temporündaja oli meil ülekaalukalt kõige tugevam norralane, ehk siis ta mängis igal juhul alati. Ja siis oligi valikus, kas mina või Pope 3. nurgaründajana. Et me seal tihtipeale vahetasime nii ja naapidi. Ja hooaja lõpuks siis ma hakkasin jälle mängima nii nagu nautima võrkpalli ja tegema seda, mida ma oskan ja lustima nii-öelda ja siis enam Pope'il võimalust ka ei tekkinud sellest tulenevalt. Sa ütlesid, et hakkasid nautima, kas vahepeal siis ikkagi kadus sul see võrkpalli nautimise tunne ära või sa nagu ei tahtnudki ise väga mängida enam? Nautimine kadus kindlasti ära, et mingi hetk seal jõulude all ma olin, et okei, aga ootame seda hooaja lõppu vaikselt juba ja nagu mida ma teen, et kuidas, mis, et ma olin ikka väga tugevalt niimoodi, et no ma lähen, mitte ma ei oleks trenni tahtnud minna, aga kui ma läksin mõnikord trenni, siis ma tegin trenni, mitte et otseselt kuskil jõhkralt areneda või millegile keskenduda. Ma ütlen igaks juhuks lugejale, tähendab, meil siin lugejaid on vähe, võib-olla rohkem kuulajale, kes igapäevaselt võrkpalliuudiseid ei jälgi, et me räägime siis Poola kõrgliigast, Märt mängis siis Lvivi Parkomis ja siis ütleme, esimene eesmärk oli siis jääda püsima ja sellega saadi hakkama tänu siis viimasele otsustavale mängule. Enne kui me sellest viimast mängust räägime, võib-olla sa tulid Prantsusmaa liigast Poola liigasse, et kuidas sa neid võrdleksid, et kas see, et sa ei saanud kõrgeid palle maha, näitab, et seal Poola liigas see plokk-kaitse lihtsalt töötab nii palju paremini? Kindlasti kõige suurem erinevus on servi ja üldine siuke füüsiline surve, et kui Prantsusmaal oli rohkem siuke pushballide anitamist ja kõike sellist, siis Poolas käib kõik jõu pealt üsnagi. Et Leoni-sugused ja Fornaal ja kõik, et nad on kõik blokis nii kõrgel, nad on rünnakul, agressiivsed, et see on kindlasti siuke liiga, kus tehakse päris palju ära serviga. Et tulebki lahendada kõrgeid palle rohkem kui Prantsusmaal, tulebki lüüa rohkem lihtsalt sõrmedest minema ja et siukseid lihtsalt blokist mööda väljakule löömise variante on pigem vähe ja kui lööd, siis seal on liber või kes iganes, et kindlasti suur vahe Prantsusmaaga võrreldes oli just nii-öelda blokikaitse ja servi tugevuse vahel. Aga kui sa võrdled näiteks treeningute vahet, kas siis Poolas tegite rohkem trenni kui Prantsusmaal ka? Jaa, kindlasti, et meil seal trennid kippusid minema üle 2 tunni vahepeal ja peale igat pallitrenni jäime nii-öelda vastuvõtjatega veel lisa vastuvõtutrenni tegema ja kuna ka meil oli mäng ainult põhimõtteliselt 1 iga nädal, siis Prantsusmaal oli tihtipeale kolmapäev, laupäev trenni jaoks nii palju aega jäänud, pigem reisisid, kõik muud sellist mängisid, aga siin jäi justkui suht palju aega trenni teha ja tihtipeale 3 päeva järjest 2 trenni päevas, jõud, pall, kõik, et kindlasti kõvasti rohkem kui Prantsusmaal. Ma põikan korra Martile sõna anda. Tekkis selline mõte, et kui sa tulid just koondiselt nii-öelda enne seda, kui sa Poola läksid ja ilmselgelt on koondises ja Poolas oli see treeningmeetodid natuke erinevad, et kumb nagu selline süsteem sulle rohkem meeldib, kas see, kus treenitakse pigem rohkem või see, kus pigem hoitakse natuke tagasi? Hea küsimus, ma arvan, et
ma toon näiteks selle vastuvõttu, nagu mis me peale trenni tegime praktiliselt iga kord. Et mingi hetk me vaatasime peale trenni nurgaründajate üksteisele otsa ja siis treener ütles jälle, vastuvõtjad jäävad, kõik vaatavad üksteisele otsa, põhimõtteliselt pea alla, et nagu mingi hetk seda sai lihtsalt ma ütleks liiga palju, et me teeme lihtsalt 40 minutit ekstrat. Et me tegime seda trennis sees ka, serv vastuvõtt, teised servivad ja siis pärast masinaga ja kõige muuga veel otsa 40 minutit, et vahepeal lihtsalt oli reaalselt, et laske ja lähme koju, et nagu kui sa küsid, et kas ma sain siis sellega vastuvõtul nüüd oluliselt paremaks, et ma tegin seda iga päev, ma ei ütleks, et kindlasti ma sain mingid nii-öelda puuteid paremaks ja nii, aga ta samas ei õpetanud ka nagu ülipalju, et proovi nii, ülesanne oli pall kätte nii-öelda toimetada. Et lihtsalt korduste arv oli seal oluline. Vana kooli mees, et ei ole vahet, kuidas sa selle kätte saad. Asi ei olnud enam kvaliteedis, pigem lihtsalt korduste tegemises. Kordused. Aga nagu üldpildis siuke üldine kuuikutrenn ja nii, mulle meeldis seal, et ei ole nii palju siukseid pisikesi harjutusi või nagu pigem ikkagi 6-6 siuke mängulisem pool. Ja et sellist väga mingit tavalist tehnika poolt või kaitsetrenne me tegime pigem üksikuid ja mingi hommikutel, et õhtut ikka keskendusime alati kuuika poole peale. Tegu on siis Poola kõrgliigas osaleva Ukraina klubiga, mängite oma mängud ikkagi Poolas. Et kuidas see klubi on sinna nagu vastu võetud või kas ta on natuke nagu võõrelement seal või kuidas sa nagu tundsid ennast? Jaa, kindlasti võõrelement. Et esiteks, kui sa kommentaare öeldakse, ärge lugege, aga kui sa loed kommentaare peale näiteks meie mõningaid võite või muid asju seal plussliiga lehel, siis enamus fänne ütlevad, et miks me tahame võistkondi vähemaks saada, kui meil on siin Ukraina võistkonnad, et saatke nad tagasi oma riiki, et miks nad siin on. Ja meil oma saalis, meil olid mingid fännid, seal mingi 20-30 fänni, kes on nii-öelda, olid minu arust poolakad, et kes nagu käisigi trummide asjadega kaasas ja nii. Aga ülejäänud fännid, kes meil saalis käisid, tulid selle eesmärgiga, et vaadata, kui me mängime Leoni vastu. Leoni siltidega plaksutavad nagu üleüldiselt võrkpallile kaasa. Kui võidame, kaotame, siis nad on ikka õnnelikud, et nad saavad seal autogrammi küsida pärast poolakate teiste endi käest, et me ei olnud sellist kodustunnet. Jaa, aga ühesõnaga see, et püsima heite oli siis pigem poolakatele vastukarva. 100%, et nad kõik oleks 90%, 99% eeldanud, et me läheksime siit minema. Aga ütlesid, et Poolas kõike treenite kõik asjad. Mis linnas te tegite seda ja kas te pidite mõne teise meeskonnaga saali või asju jagama ka? Ei, me olime siukses linnas nimega Tarnov, mis oli, ma ütleks siuke Tartuga umbes suurusjärgus sarnane. Ja meil oli oma saal ja kõik asjad ja suur saal kasutasime alati suure väljaku peal, et selles mõttes oli kõik hea, aga oligi kui nad nüüd jäävad edasi plussliigasse, siis nad ilmselt vahetavad jälle kohta, sest et nad ei saanud mitte mingit toetust sealt linna ega saalidega mitte millegi poolt. Et see rahasumma lihtsalt on liiga suur, mis siin alla läks. Nii, ma haaran nüüd sõnasabast kinni. Kuna sa praegu ütlesid, et kui nad jäävad, siis kas see tähendab seda, et sa kindlasti ei jää? Ma tahtsin täpselt sama asja Marti küsida. Ei ole lepingu osas... Detailidele pöörame ikka tähelepanu. Ei ole lepingu osas suuri arutusi olnud. Klubi küsis küll peale mängu, et mis mu plaanid on. Aga kuna neil on juba leping olemas selle austraallasest nurgaründajaga, minu arust ka ukrainlasest Ilja Kovaljoviga, või siis teevad just, ja siis selle 4. ukrainlasest nurgaründajaga Ševčenkoga, ja siis ongi, kuna meil hooaja võttes oli suur probleem, aga siuke oluline punkt, et meil oleks vaja nii-öelda sellist nurgaründajat, kes natuke hoiab vastuvõttu ja võib-olla ei taha seal igat tõstet ja siuke vähe rahulikum, siis on siuke mõttekoht, kas minu asemel võiks olla seal keegi teine, et ei ole nüüd midagi kindlat kuulnud ja kuna nad ise ka ju hakkasid alles peale viimast mängu üleüldse arutama, et mida, kus, mis, enne seda oli täielik vaikus, et ei tea veel. Tead, mul on selline küsimus, et kui sa selle lepingu sõlmisid selle klubiga, et mis olid sinu sellised ootused? Et sellest, et sa teadsid seda, et seal on 3 välismängijat ja selle mänguasja värgiga võib natuke probleemi olla just sellepärast, et põhimõtteliselt treeneri ainuke vahetus on see nurgaründaja vahetuseks. Ja siis samamoodi see, et kas klubil olid eesmärgid suuremad, kui siis lõpuks välja kukkus
või ma just mõtlen, et kui sa ise läksid sinna alguses, mis nagu mõtetega sa sinna nii-öelda läksid? Ma läksin üsna avatud meelega, sest et ma olen siiamaani olnud klubides, mis mängivad alati esikohtade peale. Tours, Knack. Ja nüüd oligi selline nagu veidike okei, nagu vaatame, kui me ei võidagi kõiki mänge, et mis siis olema hakkab ja nii, aga see, et me kohe alguses nii räigelt kaotama hakkasime, oli pigem üllatav. Ja ma läksin sinna siukse eesmärgi või mõttega, et Poola liiga, nagu ma ei eelda, et ma olen 100% väljakul teen mis iganes ja ma olen seal, aga ma oleks võib-olla eeldanud, et mu roll on selles võistkonnas suurem. Et mind usaldatakse rünnakul rohkem, mind usaldatakse kõiges muus ka rohkem. Et kokkuvõttes ma jäin mingi hetk lihtsalt sinna nii-öelda okei, ma olen väljakul, aga teised mehed on need, kes seda mängu ära teevad. Et ma pean nii-öelda rollimängija olema. Et diagonaal Tupski sai seal game'is 15 tõstet, 20 tõstet, siis Kovaljovile kiiretest pallidest. Hea vastuvõtt vahepeal tuli, siis mängisime tempot, et nagu ma jäin sinna lihtsalt nii-öelda rollimängijaks, kui ma ütleks. Aga kas see oligi siis sidemängija käekiri või pigem treeneri käekiri selline? See on hea küsimus, me ise ka arutasime vahepeal seal teiste mängijatega, nii meil oli välismängijatega väga hea punt seal 4-5 ja see oli, ma arvan, nii mõlemat, et näiteks ühes mängus oli olukord, kus mul oli plokis diagonaalründaja Olstinist Hadrava, kes ei ole nagu, ma ütleks, ta ei ole mingi maailma tuntud, mingi kõige crazy'm blokimees, aga ma sain 4, see mäng 2 tõstet ja pärast oli nagu selgitus, et me ei tahtnud üle nagu tema mängida. Et siis mul tekiski küsimus, et okei, ma siis ei mängi seda mängu 4 või mis ma siis ei saagi tõsta. Vahet polegi seal vastas on, nagu anna ma nagu löön ära ta vastu või mis, nagu milles küsimus on. Aga see, et me valime, et okei, ta on seal, siis me sealt ei löö, siis minu arust see ka päris õige pole. Aga võib vist öelda, et oli raskeid hetki, aga lõpp hea, kõik hea, et see viimane mäng, mida me mainisime, mis siis otsustas püsime jäämise Niisa Stali vastu, ei tohtinud ära anda siis üle 1 game'i ja võitsite 3-1 ja sinult supermäng 22 punkti pluss 16 kasutegur, eks ju. Et selline kõrghetk siis, oli see emotsionaalne hetk? Ma arvan, pole ammu nii õnnelik ühegi võidu üle olnud, sest et ma teadsin ka mõnda tuttavat mängijat, kes pidid minema Niissasse, kellel oli leping juba sõlmitud, nii et veel suurem tahtmine oli ära teha neile, et nad nii-öelda ei saaks sinna minna. Et ülihea tunne oli igas mõttes, et kui Parkami oleks ka liigasse püsima jäänud, siis ma ei tea, mis meie nii-öelda, ma ei tea, mis nad üleüldse teinud oleks, võib oleks pillik kotti pannud või mis iganes, et ma ei tea, mis sealt see nii-öelda tulem oleks olnud. Aga kui lihtne või raske nüüd nende viimaste heade mängude pealt sul ennast müüa on, kas lepingu pakkumisi juba tuleb palju? Ma ütleks, et neile viimaste 4 mänguga ma või 4 või natuke rohkema mänguga ma pääsin igas mõttes ennast nii oma vaimse mõttes, nii oma mängutahte mõttes, nii oma järgmiste klubide mõttes, igas mõttes kõike. Et ma tulin ära kokkuvõttes nüüd positiivse meeleoluga sealt. Poleks neid 4 mängu olnud, siis ma oleks ikka tõesti olnud okei, nagu võib-olla ma pean tagasi Belgiasse minema või mingid sellised variante. Tartusse. Jah, seda mulle ka mitu korda pakutud, aga Nits pakub TalTechi siin ja kõike muud, nii et ühesõnaga ma päässin igas mõttes oma olukorda nende viimaste mängudega. Aga see paneb jälle teisest küljest rohkem hindama neid häid aegu, et kui on vahepeal sellised keerulisemad perioodid ja kus kõik justkui tuleb niivõrd lihtsalt, et see käib spordi juurde, et kõikidel on sellised tõusud ja mõõnad ja lihtsalt sellega tuleb harjuda. Jah, igas mõttes nüüd kogemuse pealt too hetk on nagu ulme raske tegelikult, kui sa oled seal, et mitte miski ei toimi ja nii, aga nüüd, kui ma jälle tagantjärele mõtlen, siis okei, ma õppisin sellest, ma tean, et jälle sellest on võimalik välja tulla, ma tulin sellest välja, et see kõik paneb seda, ma ütlengi, et kokkuvõttes ma ütleks, et need emotsioonid, mis sa saad nendest, nagu mis ma sain nendest viimasest 4 ja viimasest mängust kaaluvad üle selle, mis toimus tegelikult kogu hooaeg. Et mul on lihtsalt sarnased meeleolud on sellest, kui ma seal Turkoa 2. aasta oli, et ka hästi raske hooaeg ja siis oligi selline vaimselt just, et kuidas seda kogu selle pinge all nagu vastu pead, et siis kui lõpuks siis järgmised aastad, kus tuli kergemalt, siis sellist
mängu nautimist ja seda, et see ikkagi kaob suht kiirelt, kui niimoodi väljakul võib-olla asjad ei laabu. Ja, aga Märt, kui need raskemad hetked on ja Marti ka võib-olla, et kui need raskemad hetked on, et millega te siis seal vabal ajal tegelete või mis aitavad nendest üle saada, kas sa olid elukaaslasega seal või olid täiesti üksinda? Mul mängis kindlasti väga suurt rolli perekond ja ka mu tüdruksõber, et kui ta ei olnud küll kogu aeg seal, aga kui ta käis, siis me tegime nii-öelda võrkpalliväliseid asju ka, et ei olnud see, et ma lähen trennis koju, ma mõtlen, mis ma nüüd tegin, mis ma järgmine trenn teen, et need mõtted ei püsinud ainult seal, et sai ka väga hästi nii-öelda neid mõtteid mujale viidud. Kui võib, siis ma küsiks ühe täpsustuse, et su sotsiaalmeediast ma lugesin, et sa seal tänasid, eks ju, kõiki, kes sind on aidanud ja eraldi siis tänasid ka oma tüdruksõpra, kellega sa kohtusid hooaja käigus. Ja minu esimene mõte oli, et kas siis kohalik mingi Poola tüdruk, aga ma saan aru, et tegemist ei ole siis Poola tüdrukuga. Ei, kindlasti mitte. Tegemist on Eesti oma tüdrukuga. Ja sattus sinna Poola või kuidas see kohtumine käib? No me tegelikult kohtusime koondises suvel, kui Coop Panga üritus oli. Meil tuli Coop Pank tegema seda video ja muud asja ja siis ta oli üks nendest, kes seal tegeles sellega. Me ei hakanud küll kohe suhtlema, aga hooaja sees ja siis ta juba jõudsime sinnamaani, et ta tuleks külla ja nii see läks. Et panid silma peale? Märt, Coop Pank võib-olla tuleb podcasti ka sponsoreerima. Ma arvan, räägiks ära küll. No nii, kas me läheme nüüd siis järgmise teema juurde või Martil on veel mingi huvitav küsimus Märdile? Ei, võime edasi minna. Aga lähme, siis me see eesmärgiks seatud 1,5 tundi, et target time, mille sisse me tahaksime ära mahtuda, võib-olla ka täitub. Taas siis põhiteemaks on Eesti meistrivõistluste olulised mängud, poolfinaalid ja siis eelvaade finaalile. Ja esimene punkt siin toimetaja on sõnastanud sedasi, et kuhu kadus hirmkõva ja alistamatu Pärnu, seeria 0-3? No, kas ma nüüd ütleks, et ta kadus, vaid ma pigem ütleks, et Võru hakkas lõpuks oma potentsiaali välja mängima. Äkki on selles asi, jaa, Pärnul muidugi seal tekkisid raskemad hetked ka, aga tõesti Võru pani nüüd lõpuks nii palju juurde, kui arvati, et ta hooaja alguses on võimeline mängima. No, Pärnu meeskond ikkagi tegelikult kokkuvõttes nägi natukene väsinud välja, et plokkaitses, kui toodigi sealt palle üles, siis neid ei lahendatud, Võru vastupidi lahendas. Meie poolt palju kiidetud eelmistes saadetes Markus Uuskari kukkus täiesti kokku, et seal mängud rünnakul 14-6, 25-4 ja 40-11, et päris huvitav, et järjest rohkem seal neid tõsteid ka saama hakkas, et Paes võib-olla ei leidnud seal õigeid kohti geimi lõppudes üles, nagu ühes intervjuus enne mängu mul Rainer Vassiljev ütles, et siis geimi lõpud saavad selles seerias otsustavaks ja kui terve hooaja vältel Võru oli geimi lõppudega hädas, siis siin geimi lõppudes Võru mängis paremini. Marti, sinu mõtted? Ja ma just hakkasin mõtlema, et kui nüüd pool naljaga öelda, siis Uuskari siis mängu kvaliteet võib-olla siis hakkas langema sellest ajast, kui Rainer Vassiljev ütles, et ta võtaks ta koondisesse, kui tema peatreener oleks. Aga tuli värin sisse. Kuidas? Et tuli värin sisse ja hakkas liiga mõtlema. Ta vaatas, et äkki Alarik Pärg mõtleb sama. Aga ei, tegelikult tõsiselt võtta siis jah, et eks see ikkagi hakkas silma, et Pärnul sellise skoorimisega raskusi oli, et kuigi Teppan tegi tegelikult üsna korraliku seeria, aga kogu Teppan tegi ikka väga korraliku seeria, et kui me Kronimet liiga finaali järel, eks ju, Teppanit kritiseerisime ja põhjusega, siis nüüd tuleb teda kiita, et ma lõin natuke punkte kokku, 3 mängu peale 70 punkti ja kasutegur siis pluss 43. Aga jah, et sealt siis Uuskari langes ära ja tegelikult ka tempost Vanamõisa ausalt öeldes oli täiesti kadunud, et kui ma neid numbrid vaatasin, siis tundus üsna uskumatu, et seeria peale 8 punkti, ta vahetati küll vahepeal välja, aga terve seeria peale ta sai üldse 11 tõstet. 11 tõstet 363-st. Aga kas Vanamõisal äkki oligi selline novembri lõpp, detsember selline särav periood, et ega siis neid raskemaid hetki oli tal terve hooaja jooksul ka rohkem? Ja teine asi, mis mulle silma jäi ploki vahe ka, et Võru sai
mul ei ole neid numbreid praegu ees küll, aga Võru sai ikka märgatavalt rohkem plokipunkte. Jah, et seda ma olen ise ka päris mitmes kohas maininud, et Võru on väga hea blokiga meeskond ja kui sa vaatad seda mängu, siis ikkagi Võru temporündajad ja ka nurgaründajad, nende see kohavalik ja see kvaliteet nii-öelda blokis on ikkagi hoopis teine kui ka Pärnul. Et Pärnul sellist ligadi-logadi blokki on nagu kõvasti rohkem ja need pallid põrkavad, kuidas jumal juhatab. Et see, et nad Aadu Lukase karikafinaalis põrkasid täpselt nii nagu peab, ma arvan, see oli pigem juhus kui see, et nad hästi oleks mänginud. Märt, palju sina kodust võrkpalli vaatad, kui ise välismaal veel mängid? Ma ikka vaatan, aga võib-olla see hooaeg ma nii palju ei jõudnud isegi, aga ma ütleks, et see on tihti peale selles ka, et mul on täpselt samal ajal olid trennid, kui olid need õhtused mängud. Et aga finaale ja nii ma ikka üritan enamasti vaadata. Ja nagu mulle pakubki kõige rohkem huvi see, et jälgida, kuidas või kes mida teeb. Et kokkuvõttes mul ei ole vahet, kas võidab Tartu, Võru või Pärnu või TalTech, et põnev on jälgida, kuidas enda sõbrad ja tuttavad nii-öelda mängivad ja kes nii-öelda on potentsiaalselt tegelikult välismaal mängima, et mida nad siin Eestis teevad ja kõik siuksed asjad on pigem see, mis mulle nii-öelda huvi pakub. No praegu me rääkisime eelkõige nagu läbi Pärnu, et kes mängis hästi, kes halvasti, aga nagu räägime võitjatest ka ja ma küsiks sellise väikse küsimuse, et endal oli ka huvitav, lõin neid siis efektiivsus või kasuteguri punkte kokku ja kes siis Võru meeskonnas kõige kasulikum mängija oli selle järgi? Tarvo Täht pakuks välja. Absoluutselt õige. Et natuke üllatav, aga nii see oli. Mees on väga heasse vormi siin hooaja lõpus kerkinud ja no tegelikult peame ikkagi välja tooma, mina tahan vähemalt välja tuua siis ka libero Kris-Karlis Lepa. No neid mänge kommenteerides siis vahepeal tundus tõesti, et no Lepast mööda ei ole võimalik lüüa, et kui seal esimene game võib-olla need pallid mängu ei jäänud, siis edasi lihtsalt need pallid hakkasid mängu jääma ja kontrarünnakutest siis Hurt Kollo, kui pingilt tuli Kahu, no ega seal võidki põhimõtteliselt kõik peale Renato välja tuua. Renato esimene mäng oli ka väga hea. Esimene mäng super ja siis langes ära ja siis kolmas oli siuke ka so-so. Just. Aga jah, kokku... Aga see oligi ju see, mida me hooaja eel nii-öelda ootasime, et neil on olemas 3 korralikku nurka, neil on olemas korralikud temporündajad, et lihtsalt hooaja algus võib-olla ei läinud nii, nagu kõik ootasid ja siis need nii-öelda ootused ka Võru nii-öelda mängupildile niivõrd palju langesid, et praegu, kui nad justkui hakkavad jälle mängima seda mängu, mida kõik nagu teadsid, et nad suudavad, et siis tunneb nagu vau-efekt suurem. Ja päris märgiline oli, kui Pärnu matš pall 5. game'is oli ja Kristo Kollo toodi seal vahetuses tagasi sisse, kuigi seljavigastuse tõttu võeti ta sealt välja ja ta tassis sealt ebareaalse kaitsepalli põhimõtteliselt sealt põranda alt üles ja pärast seda võtsid nad seal 3 punkti vist järjest ka ja niimoodi nad sinna finaali purjetasid, et see näitab, kuidas Võru oli hingestatud, kuidas nad võitlesid iga palli pärast ja selle pärast peab küll kiitma neid. Räägime teisest paarist. Teine paar, kusjuures mõlemad paarid mängisid täpselt samasid skoorid välja. Tartu Bigbank võitis siis Selver TalTechi samamoodi 3-1, 3-1 ja viimane mäng 3-2. Martti, räägi, kui raskelt või kergelt see seeria võit tuli teile? Eks ta loomulikult oli raskelt, et kõik need mängud oleks võinud tegelikult väga vabalt TalTechile minna. Et see, et me need kõik mängud ikkagi enda kasuks keerasime, et ühes küljest justkui näitab, et meil peaks võib-olla siis seda taset rohkem olema, aga teiselt poolt eks ta võib-olla mingites olukordades oli õnne ka rohkem. Et kui keegi oleks, ma arvan, seal enne seeriat öelnud, et me võidame 3-0, siis ma arvan, oleks kõik öelnud, et vahet ei ole, kuidas need nii-öelda game'id jäävad või ükskõik kes, kuidas individuaalselt mängivad, et peaks ka selle võidu kätte saama ja just 3-0, et siis annab sellise nädala isegi 1,5, et finaalseeriaks valmistuda ja ma arvan, et lõpuks saime sellega ikkagi hakkama, et loomulikult mängupilt ei olnud päris see, mida võib-olla me ise oleks tahtnud. Jaa, et ütleme, kujunes siis välja sedasi, et Selver oli nagu väga siis ühe mehe nägu, nagu võis ka oodata, et Lincoln Williams hakkab vedama. Lõi palju, aga võib-olla mitte päris nii hea protsendiga, kui oleks vaja olnud, et võita. Ja eelkõige,
eelkõige oli ikkagi puudust tal toetajatest, et no tegelikult ikkagi Tristan Täht oli täitsa korralik toetaja selles seerias tal. Teisest mängust toon välja, ta oli teise game'i lõpuks vist 11-8 ära löönud ja pärast seda järgmises game'is ta sai sidemängijalt vaid 2 tõstet. Ta oli põhimõtteliselt ainuke mees, kes lööb ära. Okei, Williams ka lõi ära, aga mitte nii hea protsendiga. Ja siis unustatakse selline mees täielikult ära, nagu Märtsin ennegi ütles, et võib-olla ei tahetud siis lüüa üle Juhkami ploki näiteks. No Juhkami ei saanud mängidagi eriti palju siin poolfinaalis, et millest me üldse räägime. Aga minu jaoks täiesti arusaamatu oli see. Ja no Pupartit ei olnud rünnakul üldse see poolfinaalseeria kaasas. Tristan Täht tõesti tegi väga, esimesed 2 mängu just oli väga soliidsed, aga eks tal võib-olla ka see, et kuigi see Garcia ei ole nii-öelda väga pikalt just Selveris olnud, siis kui ikkagi Tähel oli suhteliselt keeruline hooaeg, siis eks see usaldus võib-olla ka treeneri ja sidemängijate poolt kipub kaduma, et otsustavatel hetkedel ikkagi usaldatakse neid, kes on läbi hooaja meeskonna kandnud. Noh, Selveril vist kandnud vist on halb sõna. Ja ma oleks väga tahtnud näha, et Taltek sealt mängu kätte saab, et näha, kas Tartu hakkab lõpuks väristama ka ise midagi. Aga tegelikult kui Lincoln Williamsi juurde tagasi tulla, siis ega tegelikult ta mängis terve hooaega samamoodi. Hästi palju punkte, hästi palju vigu. Et selles suhtes, et ega ta midagi halvemini ei teinud, kui ta terve hooaeg tegi, et pigem suht sarnaselt ta mängis. No mingis mõttes ta on ju kogu aeg niimoodi mänginud, et kuna ta ongi olnud ju väga suure, ütleme, riskiloaga mängija, et tal tuleb neid vigu ka, ütleme, servist ja niimoodi, et ütleme, kui sa vaatad miinuspunkte, et noh, ja rünnakul tal ju, noh, ka on, ta ei pane ju palli nagu mängu väga, ta jätab mängu, ta ikkagi läheb, võtab selle riski rohkem kui mingi teine mängija. Ja ma tahaks kiiresti ikkagi Märdi käest Poola kohta küsida nende võistkonna kohta, et kuidas teil oli see luba seal riskida või millist stiili arvestati näiteks raskete pallide lahendamisel? Me teame, et kui Gretšo oli Eesti koondise peatreener, siis pigem soovitati mängu neid palle jätta, aga kas teil oli ikkagi luba riskida? Servil oli mõnikord sedasi, et treener ütles, ma arvan seal peale mingit 4 mängu, et minu jaoks, kui te selle servi lihtsalt mängu panete, siis see võrdub veaga, sest et kui sul Leon või keegi tuleb sealt ideaalsest vastuvõtust ründama, siis see šanss on lihtsalt nii väike. Et servil oli ikkagi enamus mänge, kus me juba enne mängu justsime, et me oleme riskima, et ei ole mõtet tagasi hoida, meil oligi mänge, kus me tegime mingi 5-6 viga järjest nagu üks ring ja siukseid olukordi, et rünnakul ka pigem sama, aga samas mitte liiga riskeeriv, et ei ole mõtet päris lollusi ka teha, ei ole mõtet sealt 6 meetri pealt lihtsalt seinale lüüa seda palli, et pane siis targalt sidemängijale või mingi muu variant, et aga kindlasti, kui me ainult seal anitasime või tahtsime mingi plokis tagasi võtta olukordi, siis treeneril sai ka isu täis, et minge hakake lööma seda palli, et minge lööge neid sõrmi ja siukseid olukordi, et pigem ikkagi agressiivne mängustiil, et ma arvan, et meie võistkonnale sobis see ka kõige paremini. Kui nüüd aus olla, siis treeneritele hullult meeldib see, võtame plokis tagasi ja teeme mingeid tarkasid lahendusi, aga siis, kui pallid maha ei jää, siis vaadatakse ikka, et kuule, 6-1. Et kuigi meeskond on võib-olla 6-5 punkti saanud, siis lõpuks oled sina ikkagi selle, kes on 10% rünnaku. Ja täpselt, ja ma ütleks, et meil väga hästi ei toiminud ka see julgestussüsteem ja asjad, isegi kui me plokis tagasi võtsime, siis enamasti see lihtsalt kuks meie poole tagasi, et mingi hetk me olime lihtsalt pole mõtet seda üldse teha. No meil siin üks punkt on, et nimetagem mängijatest poolfinaalide särajaid ja põrujaid. Me oleme seda natuke teinud, et kas on midagi kedagi nimeliselt veel välja tuua. Ma natuke kaitseksin võib-olla Pupartit, kes pidas 40. juubelit siin hiljuti, palju õnne talle. Palju õnne. Et mina kui sama klubi inimene 40+, et ma pean ikka seisma täiest, et no eelkõige ta nagu, sa ütlesid, et ei olnud kaasas, et ta rünnakul, ma rääkisingi rünnakust. Ja tundub, et noh, võib-olla nüüd ongi, et ikkagi vanus saab kätte, et tal ongi seda võimu nii vähe ja võib-olla tarkusega nagu läheb raskeks, iga aastaga järjest raskeks. Et liiga tase on juba ka tõusnud piisavalt kõrgemale, et ainult nikerdamisega enam ei saa. Jah, võib-olla küll. Eelmine hooaeg tegelikult oli ju Eesti kätte ajal oli päris hea sormis, et seal ta vist oli iga mäng üle 50%, et selles suhtes, et sellel aastal jah, sellist sära nagu Eesti kätel ei olnud nagu eelmine aasta. Jaa, aga nüüd, kas on veel kedagi välja tuua, kes säras või kes põrus teie? Mina tooks Tartu poole pealt Jack Williamsi välja, et kui Marti ärakukkumisega siis tuli Jack Williams ja tassis ära.
Martin on endaga nii rahul, et ta sai ära panna. Piisabki selleks, et sara ei olla. No täpselt nii. Kas ma saan aru, et Marti on siis põruja või? No ei, päris põrujaks ma ei pannud, aga mul on siin kirjas kahvatu. Kahvatu. Ja 9. Väga valid sõnu, ma saan aru. Valin sõnu, jah, et see üks mäng, mis ma siin Tallinnas kommenteerisin, vist oli 9-1, et Marti puhul tegelikult me ei ole harjunud selliseid numbreid nägema. Aga võttis võib-olla targalt plokist muudki tagasi. Ei võtnud. Plokist tagasi, need ei julgestanud, pallid kukuvad. Jälgid ka mängu või lihtsalt räägid seal? Lihtsalt räägin. Vaatame efektiivsus kogemusega tuleb ikkagi ka see oskus teiste taha pugeda. Õige. No Pärnul põrujateks Uuskari mainisime ära, Selveril mul oli Pupark kirjas ja särajatest, Võrul võib järjest tuua neid Täht, kõik särasid. Kollo, Kahu, Pärnul Tepp on hea ja Selveril mina panin Tristan Tähe, et oli tubli. Ja. Lähme siis finaalseeria juurde ja alustuseks võib-olla väikesed ennustused, et finaalis siis kohtuvad Tartu Bigbank ja Võru Parrus, Lõuna-Eesti Darby. Martin ütleb peas ka, millal esimesed mängud on kindlasti meile. 6. aprill kell 17.00 Tartu Ülikooli spordihoones on esimene mäng ja me hakkamegi minema järjest niimoodi, et on pühapäev, neljapäev. Aha. Ja teeme siis väiksed ennustused, et ma vaatan kõigepealt Märdi otsa, et kuidas sulle tundub? Väga raske on ennustada seda olukorda. Aga siin pannakse nagu puusalt sedasi, väga ei mõelda. No ma ei mõtle, siis ma panen 4-0 Tartule. Ahah, kusjuures see ei ole üldse halb pakkumine. Ma arvan, et see on päris halb pakkumine. Tartu. Mul on tunne, ma pakku ise ennems. No ma pakun enne. Viimasena. Tegelikult kõik ilmselt varsti saavad minu ja Märt Roosna ennustusi lugeda ka kuskilt. Et tegime ka siin ühe väikse eelvaate Märdiga. Aga minu ennustus on 4-3 Võru. Et sellel lihtsal põhjusel, Seda saab erike põhjendama ka. Sellisel lihtsal põhjusel, et kõik 3 nurka on väga heasse vormi jõudnud, on võimalik vahetusi teha. Tartul minu jaoks küsimusi rohkem, kes hakkab diagonaalis mängima, kas Juhkami üldse alustab, kui keegi nurgas ebaõnnestub, kui Juhkami Diagot mängib, kes sealt välja hakkaks tassima. Et kui Võrul kõik mehed terved püsivad, siis ma tõesti arvan, et Võru võidab selle seeria. Ma küsin kohe vahele, sa ütlesid, et kõik mehed on heas seisus, aga enne sa ütlesid, et Kollo sai seljavigastus, et mis tal täpselt... No kuna ta ikkagi samas mängu tagasi tuli, siis ma usun, et see ei ole nii määrav, jah. Aga kui see siis on määrav, siis on 4-0 ikkagi. Ei. Siis on 4-0. 4-0 ei tule igal juhul, sest et... 7 mängu ei tule igal juhul. Üks asi on selles, et me ei ole Kronimet liigas ega Eesti meistrivõistluste seeriates näinud ühtegi lisamängu veel. Kõik seeriad on kuivalt läinud, nii et kõik need lisamängud mängitaksegi finaalis ära. See ongi ehe näide, et olukord jätkab lihtsalt niimoodi. Ei, tõenäosus räägib juba selle kasuks. Kuulame siis Tartu seisukoha ka ära, Marti. Ma pean ütlema, et ilmselt jääb see seeria 4-1 ja tean, miks 4-1. Tartu võidab muidu 4-1 ja põhjus on selles, et 4. mäng oleks muidu Võrus, aga me tahaks ikkagi kodus lõpetada. Et siis ilmselgelt siis mahub sinna rohkem saali ka inimesi ja siis saab sellise korraliku võrkpallipeo. Ja ma teen ka siis ennustuse, et Martin siin viitas, et Georg Sonne tegi meiega intervjuud võrkpalligrupis, saate lugeda, et Taavi Nõmmistu arvamused on ka seal ja kuidagi täiesti kokku rääkimata me ennustasime seal mõlemad Võru võitu 4-3, aga mina kui nüüd tuntud mängur ja riski haldaja, et ma nüüd haldan riske natuke, maandan riske ja ma pakun siin nagu teistpidi, ma pakun Tartu 4-2 võitu. Et äkki 2-1 ikkagi midagi võiks pihta minna. Oskad sa põhjendada ka nüüd? Kummat? No mõlemad tahaks ikkagi. Tähendab, Sonnele ma põhjendasin pikalt, et Tartu mehed on seal kuidagi, esiteks nad pole Võrule kaotanud, nad on nagu natuke nagu võib-olla ütleme, enesekindlus on väga põhjendamatult kõrge isegi ja natuke alahinnatakse Võrul seevastu pole enam, nad on nagu juba mingi võidu saanud, seis on tegelikult päris hea ja ma ei taha ka siin nüüd liiga palju rääkida, aga ma ei tea, et Marti, et kuidas sinu tervislik seis on, et sa blogis ka viitasid sellele, et tegelikult on sul ju probleemid.
ei no selles suhtes, et nüüd oli väike paus, olukord on natukene paremaks läinud, et ma nüüd täna õhtul alles hakkan esimest korda jälle lööma, et eks siis ole näha, mis see seis päris täpselt on, aga kindlasti küll selle finaalseeria ära mängib, et terve hooaega tegelikult samamoodi teinud. Et ega see probleem ei ole minu jaoks uus, et see küünarnukk on mind varem ka seganud, aga ongi, et kui poolfinaalis vaimselt võib-olla ise ka hoiad natukene tagasi, et tead, et hooajal lõpus on võib-olla isegi veel rohkem vaja, et siis selline, ma arvan, et see mind küll segama ei hakka. Et kui tulevad ebaõnnestunud mängud, siis ma seekord teiste taha siis pugema ei hakka. Ja minu selle ennustuse puhul mul kõige suurem kartus on sidemängija puhul, et Võrul ei ole teist sidemängijat sama väärtuslikku võtta, kui nende esimene mees on Tartul, seevastu on 2 väga korralikku sidemängijat. Mina oma 4-2. Aga meil see üks sidemängija pole päris pikalt mängida saanud. See Aleksander Eerma ikkagi tegi oma seljale kunagi liiga ja et kuigi nüüd ta on juba tegelikult enam-vähem korras, aga eks ta natukene segab siiamaani. Siis ongi võrukad on rohkem harjunud ühe sidega mängima, Tartus peab kogu vahetama, üks tuleb, teine tuleb jälle teistmoodi. Võrul on siis ma võin kinnitada Märdi sõnu, et ega ründajatele just vahetamise sidemängijate puhul väga ei meeldi. Et pigem las olla üks ja sellega harjub ära. Jah, et loodame, et Alar Rikberg kuulab meie saadet ja paneb endale ka midagi kirja. Alustab 2 sidega. Alustab 2 sidega. Ja 2 teagoga. Või jah, keskmine tõstab. Aga 4 mänguni peetakse seeria, et kuidas mängija vaatevinklist selline pikk seeria on, et kas see on nagu lahe asi või pigem mitte, et kuivõrd kurnav see seeria on ja kuidas see graafik tundub, ajagraafik? Jah, see iga 3-4 päeva tagant mängida, kuidas teil Märt ja Marti tundub see? Ma võib-olla... alusta sina. Nagu ma arvan, ma ei mäleta, millal ma oleks 4 mänguseeriaga mänginud seda ei mängi, aga kui Belgias oli näiteks 3-ga, siis 3 oli siuke maksimum, ma ütleks. Et üleüldse ka ma ei tea, kui on 4 mängu nüüd Eestis ka võrreldes sellega, kas on Final Four ja mingi 1-2 suurt mängu, siis minu arust need fännid ja publik ei ole ka nii palju seal koha peal. Et kõik ootavad seda viimast mängu, et siis kui asi otsustatakse. Et ülejäänud mängud tunduvad justkui siuksed tavareamängud. Kindlasti need olenevad, aga kokkuvõttes kõik on selle viimase mängu peal. Et jah, kui mängida 7 mängu nüüd veel, võib-olla Tartu ja Võru mängivad 7 mängu iga natsia tagant, siis nagu okei, kokkuvõttes see ei ole katastroof, sest et sul on ikkagi peale igat mängu seal võtad 1 vaba päeva, teed 2 päeva trenni mängid, 1 vaba päev, 2 päeva trenni, et see ei ole siuke trenni tegemine niikuinii ei päästa enam otsest midagi, sa hoiad seal lihtsalt hüppete arvu madalal pallitunde sees ja praktiliselt lihtsalt mängid. Et ma igatahes eelistaks lühemat versiooni, maksimum 3 võiduni, aga isegi siuksed mängud 2 oleks, ma ütleks, kõige ideaalsem. Selles suhtes ma pigem nõustun, et 3 maksimum. Ma arvan, see 4 on juba nagu overkill veits. Et ma arvan ka, et esimesed 2 mängu tegelikult ei pruugi see publik nii hästi saali tulla veel. Et siis, kui see nii-öelda asi hakkab otsustamiseks, et siis ma arvan, leiab ka inimene saali tee. Et mängida jah, selles suhtes, et ega need mängud on selles suhtes piisava pausiga, aga samas ega sa seal väga trenni teha ei jõua, et ongi, et teed oma väikse puhkepäeva ja siis natukene liigutad, et põhimõtteliselt viimase 2-3 nädalat läheb sellise nende aurude peal, mis sul veel alles on hooajast ja kõik see trenn, mis sa ennem teinud oled, et see peab sind kandma, et ega sa enam paremaks ei lähe. Ja pronksiseeria, mis algab meil juba siis kolmapäeval Pärnus. Ma täitsa vist olen isegi Pärnus jälle vaatama. Ma olen ka Pärnus ja lähen ka. Jaa, see on väga hea uudis meile. Aga küsimus on selline, kas nüüd Andrus Raadik julgeks öelda isegi legendaarne mängumees lõpetab karjääri, et kas ta lõpetab võidukalt või Lincoln Williams kustutab selle unistuse? Ma arvan, et ikkagi Pärnu lõpetab selle Andrus Raadiku jaoks võidukalt, et küll need kõik mehed seal pannakse võitlema, et Raadiksit ikkagi selle hooaja pealt täiskomplekt medalitega läheb, et võit 2. koht ja 3. koht. Märt, mis sa arvad? Mina arvan, et Selver võidab. Aga see mäng või see seeria võib minna väga vabalt 3-2
ja Selver võidab sellepärast, et Selver on selline, neil on vaata olnud raske hooaeg ja nüüd nad hakkavad, iga mängija hakkab siis järgmise aasta lepingu eest mängima, nii et nad pigistavad ennast rohkem välja, et Pärnu on võib-olla rohkem pettunud selles poolfinaalseerias ja nemad võib-olla, neil ei ole sellist võitlusvaimu. Ma arvan ka, see on hea fakt, et selles mõttes Pärnul on kindlasti natuke kurvem või nukram see olukord, et nad seda 3.-4. just mängivad, et võib-olla TalTechi seisukohast kindlasti nad oleks tahtnud olla finaalis, aga vaadates seda hooaega, siis tundub, et see ongi lihtsalt see hooaeg niimoodi, et aga samas, kui ma mõtlen Pärnu peale, siis kui ma oleks seal Pärnu võistkonnas, siis vahet pole, et see on 3.-4, et Raadiku jaoks, ma arvan, igaüks leiab motivatsiooni, et pakkuda talle nii-öelda lõpetuseks üks kena 3. koht ja maksimum tulemus, mis nad teha annavad. Et jah, tundub, et mõlemal võistkonnal on see motivatsioon olemas, et kas siis Raadiku nimel või siis tallinlastel on ju see, et midagigi saada hooajast kätte, eks ju. Ja sest hooaega tegelikult ju alustati ikkagi tiitli mõtetedega. Kui sa tood Lincoln Williamsi omal meeskonda, siis ju pole küsimustki. Nii, aga kuna teemasid on palju ja räägitud on juba päris pikalt, et siis katsume tempot hoida, läheme järgmise rubriigi juurde ja siin ka liiga pikalt ei peatu, sest räägitud juba natuke sai, mis on uudist Bigbank Tartus ja Martti oma tervislikust seisundist natuke rääkis, aga ma küsin sult niimoodi, et ma saan aru, et otsapidi sa oled nagu seal managemendi poole peal ka nagu jala ukse vahele saanud, et kuidas selle Tartu komplekteerimisega on, et paljudel mehi on nagu lepinguga ära teinud? No selliseid volitusi mul siiski veel ei ole, aga selles suhtes, et eks minuga konsulteeritakse ikka aeg-ajalt ja eelmisel suvel sai samamoodi neid igasuguseid videosid vaadatud, et kui välismängijad valiti. Aga ma arvan, et komplekteeritus võiks olla suht 50% võib-olla praegusel hetkel, et kindlasti klubi sooviks siis tuumikud säilitada, sellepärast, et suures plaanis on ikkagi olnud üsna edukas hooaeg, et jah, loomulikult meil on vaja ka Eesti meistritiitel võita, et seda edukaks nimetada, et kui me sealt peaks ikkagi pähe saama, siis ma arvan, et ega me siis väga rusikat viibutama ka ei hakka. Aga seni, kui nüüd võtta, et ega me nüüd väga palju kaotanud ei ole, et ma arvan, et pigem võib selle kooslusega suhteliselt rahul olla. Aga selge on ka see, et meil on mängijaid, kes tahaks ideaalis välismaale minna. Kas nad välismaale siis endale ihaldatud lepingu saavad, see on muidugi küsimärk, aga teatud siis nii-öelda kokkulepped on ikkagi sõlmitud nii, et neil on õigus lahkuda. Ja sellest ilmselgelt sõltub ka see, et meie komplekteerimine ja ma arvan, lõplik komplekteerimine jääb ikkagi suve lõppu. Küsin, et kas, kui vaadata seda hooaega ja meeste esinemist, et kas nüüd Kusti Nõlvaku ja Aleksander Eermaa mõlema jätkamine Tartu meeskonnas on meeste enda karjääri mõttes mõistlik, et seda mänguaega jagada? No selles suhtes, et ega nad ei ole ju umbki noorsidemängija enam. Et tegelikult nad mõlemad tahaksid kindlasti põhisidemängijad olla. Aga samas me oleme sellel hooajal näinud ikkagi seda ka, et kui sa tahad ikkagi tiitlitele mängida, siis sul on vaja 2 väga head tasemel sidemängijat, et ühe sidemängijaga ikkagi neid vigastusi ja haigusi, neid võib nii palju tulla ja eriti kui sul on mingisugused tiitlid, karikad, mis mängitakse 1 nädalaga välja, siis see oleks liiga suur risk, ma arvan, et kui sul oleks lihtsalt üks sidemängija. Et meile lehtne näide on ju ka võtta, et superkarika ajal Eermaa vigastas enda kas oli selg või puus või mäletage, mis see oli. Siis karikafinaali eel oli kopsupõletikus Kusti Nõlvak enne seda väikeses vigastuses ja Kronimetri finaalis oli Eermaa selg jälle vigastatud. Põhimõtteliselt kõik finaalid mängisime justkui ühe sidemängijaga. Et kui meil oleks olnud ainult nii-öelda üks põhisidemängija ja teine siis noorem, siis kas me oleks niivõrd hästi nii-öelda toimetanud, ma arvan, et pigem ei oleks. Et see on kindlasti mõtlemisaine treenerile, managerile, presidendile. Et ma ei tea, mina isiklikult sellist riski ei võtaks, et ma ühe sidemängijaga oleks, aga tihti tuleb vaadata ka finantspoolel otsa, et mis võimalused on. Aga mina pigem, kui kokkuhoidmise koht on, siis ma pigem hoiaks siis teise diagonaali või ma ei tea, 4. nurga pealt kokku, et ma arvan, et et vajadusel ise siis Diagot mängida, jah? Hakkas meeldima? No näiteks, et ei pea nagu sinna nagu mingit finantse panema, et leiame mingi teise laenu. No nii, läheme siis järgmise rubriigi juurde. Martin räägib meile naiste võrkpallist.
Jaa, mõtlesin, mis me siin tegelikult ikka väga-väga pikalt räägime täna, et poolfinaalseeriad on läbi. Kui me siin oleme kogu aeg rääkinud, et kas Tartu lõpuks ärkab, siis vastus oli lihtne, et ei teinud siis ikkagi kolmandaks mänguks isegi mitte ühte silma lahti, et saadi game'ides 10, 13 ja 15 punkti TalTechi vastu ja see seeria läks 3-0 siis TalTech Magda Beauty'le. Vastased on siis Rae Spordikool Viiaston, hakkavad mängima ka meil finaalseeriat 3. aprillil kell 7 Jüri spordihoones ja tegelikult ma kirjutasin väikese eelvaate endale, et mis ma nagu arvan, et seal võib saada otsustavaks ja saatuslikuks, aga siis ma täna nägin, et Georg Sonne oli Marko Metilt võtnud eelvaate ja päris huvitav. See, mis ma endale kirjutasin, siis Marko Mett põhimõtteliselt ütles kõik samamoodi ära, nagu mina olin endale kirja pannud, et Rae on favoriit. Kui neid tahetakse võita, siis on vaja serviga saada vahele kas Peit või Bertens. Nurgaründajatena Peit Bertens on muidugi parem duo, kui TalTechil on siis Lass ja Raitis. Et ikkagi koondises põhikoormust kandnud mängijad, aga mõlemad on ründava suunitlusega nurgad ja seal on võimalik pahandust neile serviga teha ja nad peavad suutma, TalTechi naised siis peavad suutma võrgust eemale saada Rae ja neid raskeid palle lahendama panna. Mõlemal täitsa korralik serv, temporündajate osakond, ma ütleks, täitsa võrdne, võib olla väikese eelise, hästi väikese, anname Liis Kiviloo tõttu Raele, aga samas teiselt poolt, kui võtta Katriin Põld ja Mirjam-Karoliine Kask, siis ka väga hea duo ja no Põld ja Kiviloo mõlemad servil võivad pahandust tegema hakata. Siis libero oleneb nüüd, see on nüüd see koht, kus oleneb, kui palju tegelikult TalTechi libero Merilin Paalo on trenni teinud, teame, et selle loojal ta on tegelikult väga vähe mänge mänginud põhiliberona, et pole üldse mängudel käinudki. Ja kui Paalot ei ole, siis võib ka TalTechi vastuvõtt täiesti kokku kukkuda. Et ta on siuke kindlam, kuigi Rae poole pealt jälle Lisandra Tatrik on väga hea hooaja teinud, kõvasti edasi läinud, siis kaitse poole pealt annan kindlasti eelise Raele, aga vastuvõtu poole pealt siis liberona annan Paalole eelise, kui ta mängib. Mis meil siis veel? Sidemängijad Kibermann ja Põldmaa on ka edasi läinud, rääkisime ühes saates, kui need Balti meistriks tulid, milline jutumärkides munadega otsus oli see viimane tõste lasta sinna temposse, et väga vägev, aga vastu on panna Kibermann TalTechil, kes ikkagi koondise mängija ja kogenum mängija, et sealt väike eelis TalTechile. Ma arvan, et see seeria tuleb põnev ikkagi. See mängitakse nüüd 3 võiduni. 3 võiduni ja ma usun, et see kolme mänguga ei saa läbi, sest naiste puhul me teame ka, et neid kõikumisi on rohkem ja on täielikult võimalik ikkagi mingid mängud serviga ära võita ka. Ja esimene mäng on siis kolmapäeval, meie saade läheb üles kolmapäeva hommikul, ehk et kui te nüüd lõpetate kuulamised, siis kindlasti pange endale see naiste mäng päevakavasse kirja. Jaa, diagonaalidest unustasin ka rääkida, see on ainuke koht, kus ma Marko Metiga väga ei nõustu. Ja. Et tema andis eelise seal Raele, et seal oli Kõrvel Moor ja jään praegu 3. võlgu. Aga ja teiselt poolt on vastu panna Siseti, siis mina annan selge eelise siin Sisetile. Põhimõtteliselt Rae nii väga palju ei kasuta diagonaalründajaid võrreldes siis TalTechiga. Et nende mäng käib puhtalt ainult 2 nurgaründaja ja tempode kaudu. Ma küsin Märdilt, et kuidas Poolas oli, kas naiste võrkpalliga oli ka mingi kokkupuuteid sul? Nägid? Ei näinud ühtegi mängu. et teie linnas võistkonda ei ole ja ei sattunud seda? Ei, aga kuna ma jälgin seda... Oota, aga Kertul ja Kristiinel ei käinud külas siis või? Nad käisid muu hooaja esimest mängu vaatamas, kõige esimest, et nendega ma puutusin seal 1 või 2 korda kokku küll, aga ma olen jälginud nende seda tabelit, sest et mul plussliiga lehe pealt tuleb see Tauron liiga, on vist niimoodi kutsutud, et tuleb samamoodi, et eks ma ikka olen vahepeal jälginud, et kuidas neil läheb ja mis positsioonil neil seal klubi on. Ja kui kogu aeg oleme ennustusi teinud, siis ma palun teil ka ennustused teha. Kes võidab ja mis skooriga Eesti meistrivõistluste finaali naistes? Skoor on 3-2 ja nüüd on see raskem küsimus, kes võidab. 3-2 ja ikkagi Rae.
mul on see nullijärg töötab, ma panen 3-0 Raele. Ma Martin, valin siis selle keskmise 3-1 Raele. okei, kui te kõik panete Rae, siis ma lähen vastu, ma panen 3-2 TalTech. jälle saad suur opositsionäär. Meil see ikkagi podcast on ikka mõeldud nii, et kõik oleks rõõmsad. Ja, aga siis mis veel, 5-6 koht on selgunud Eesti meistrivõistlustel, 5. tuli siis Audentese noortekoondis, 6. Võru, 7-8 kohta hakkavad mängima see kõige raskema nimega TPT, Parmat, Sekk, Tartu vald, no igal juhul TPD ütleme. Me kiidame sind ja aplodeerime, et sa olid väga tubli. Viimsi Tallinna Ülikool, nende seeria ei ole veel paigas, millal mängivad ja 3.-4. ehk pronksi hakkavad siis mängima Tartu Ülikool Bigbank ja Viljandi Metall. Aga naistest natuke välismaal ka, et Laak ja Miilen siis Poola meistrivõistluste veerandfinaal seeria sai läbi, kus laagitööandja Bielsko-Biala võitis 3-0 Radomit, võitis seeria ka 2-0 ja Laak tõi 15 punkti pluss 11 viimases mängus ja Miilen 8 punkti ja pluss 3 ja Kreekas alustas siis Kadi Kullergan veerandfinaale, kus tema naiskond Thessaloniki Aaris kaotas esimese mängu 1-3 Olümpiakose vastu Kullerganilt 9 punkti ja pluss 3 ja kiiresti siis esiliiga ka, naiste esiliigas on ka siis selgunud finalistid, hakkavad siis meistritiitli või esiliiga tiitli peale mängima Tartu vald ja Pärnu spordikooli naiskond. Pärnu spordikooli naiskond tuli siis poolfinaalseerias välja kaotusseisust 0-1 mängudega kõigepealt ja otsustavas mängus oldi 0-2 taga ja võideti 3-2 ja saadi finaali. Ja 3.-4. hakkavad siis mängima seal Neemeko ja Peetri naiskonnad. No nii, naistega siis esialgu kõik, võib-olla teistes rubriikides tuleb veel kuskilt sisse seda teemat, aga järgmine rubriik, lühiuudised, kiirtuli, et siis väiksed uudised ja võib-olla siis lühidalt löövad kommentaarid. Mark Saru, Prantsusmaa karikavõit, et kui kõva sõnas on ja kui suur siis nüüd Aru roll selles teekonnal selle karikali on olnud, et Marti, sina jälgid seda holikalt? No selles suhtes, et võib-olla praegu on isegi Märt on isegi see Prantsusmaa liigaga võib-olla rohkem kursis selles osas, et ta alles mängis seal, aga ma arvan, et Prantsusmaa karikavõit ei ole mingi naljasaavutus, et ikkagi Prantsusmaa liiga on väga tugev liiga ja ma arvan, et Eestis võib-olla ei osatagi hinnata seda, et kui nii-öelda tõsise saavutusega Mark siis hakkama sai, et ma mäletan, kui meie omal ajal selle karika võitsime, siis treener seal ütles, et võib-olla see on enamus mängijate karjääri tipphetk ja siis keegi väga seda tõsiselt ei võtnud, aga kui praegu nüüd tagasi vaadata, siis ilmselt enamus mängijate jaoks see nii oligi, et selles suhtes, et kuigi sellel aastal ongi, et Turcois on ikkagi nii-öelda Prantsusmaa üks tippmeeskondadest, et ega see nii-öelda päris juhuslik võit ei olnud, et omal ajal, kui me siis võitsime, et siis me Turcois meeskond oli just Pro B-st tõusnud ja see võib-olla üllatustulemusena läks võib-olla selle Turcois'le rohkem korda, et aga Marks loomulikult ma arvan, et on väga õnnelik selle nii-öelda tulemuse üle ja et veel enam, et ta sai seal ka mänguaega, et kolmandas game'is oli just seal niisugune tema serviseeria ajal tulid nad siis mingi 16-19 seisult välja, et siis lõpetas oli 2019 oli just ässa löönud, et ma arvan, et sellised hetked ikkagi väärtust või annavad talle päris palju emotsioone ja ma arvan, et kui ta oli enne nii-öelda Prantsusmaal siirdumist päris palju kahe vahel, et kas üldse välismaale minna, siis ma arvan, et nüüd ta on oma otsusega rahul. Kindlasti ka selles mõttes, et kõik mängud mängitakse ühe võiduni, et seal võib tekkida üllatusi, iga aasta on olnud mõningaid üllatusi, et seal mingi esiliiga klubiga on kellelgi raskusi või Chamont langes juba seal teises või esimeses ringis mõne nõrgema vastu välja, et seal on vähe mänge, see on niisugune lühike seeria, 4 mängu ma arvan äkki või. Aga kokkuvõttes finaal mängitakse minu arust Pariisis, seal korralikus saalis, Prantsusmaa niisugune lipupõrand mahas ja nagu ikka suur finaal ja saal on rahvast täis, et igal juhul väga korralik saavutus ja väga korralik mäng, eriti kui ma ei ole selle mänguga kursis täpselt, et kes kui palju mängis ja nii, aga kui ta seal mängida sai ja ässaga veel lõi, siis ma olen kindel, et ta võib igati rahul ja hea tundega selle nii-öelda saavutusele rahul olla. Ja mina vaatasin natuke seda mängu
4. game'i keskelt alates ja ma panin 5. game'i alguses selle mängu kinni, sest et 5. game'is Marks enam ei alustanud. Et ja ta 3., 4. game'is mängis. Aga ta on üldse hooaja teises pooles nüüd saanud rohkem mängida ju. Jah, et seal vist selle Parkinsonil oli vahepeal mingisugune haigus, et tänu sellele sai ta oma võimalused ja ilmselt tänu sellele siis peatreeneril tekkis ka usaldus, et ta saab teda kasutada. Ja, et ma tõmban ka selle teema siis kokku omapoolse remargiga, et tegelikult jumala äge on mõelda, et see mees, kes tegelikult 2 korda vist lõpetas ju võrkpalli mängimise üldse ära, et kõhkles, kahtles, nüüd on tagasi, nüüd on Prantsusmaal ja me räägime temast kui Prantsusmaa karikavõitjast, et väga äge. Palju õnne, Marks! Järgmine teema, et Oliver Venno saatus ja staatus, et meil eelmisest saatest jäi õhku see küsimus, et toodi tema klubisse siis Kataris Rajanis, ma loodan ma hääldasin õigesti, Oliver kunagi parandab mind kui valesti, toodi siis uus diagonaalründaja, see oli see ungarlane Kristjan Padar vist oli Eesti nimega, siuke tore mees. Ja küsisin Oliverilt, et kas ta oskab öelda, et mis värk on, et tema nüüd siis nagu enam platsile ei saa ja ütles, et ei, et lihtsalt võeti, põhjust ei öelda ja seda talle ka ei öeldagi, et lihtsalt nii on. Ja selge on see, et tema seal klubis ei jätka. Nüüd siis tuleb mis seigi karikavõistlus, kus ta hakkab Police Junioris mängima koos Robert Tähega. Seal on neid karikaid nii palju, et ma neid nimesid ei tea. Jah, mingi oluline karikavõistlus järjekordne, sest seal on tõesti neid palju. Seal ta teeb törtsu veel Kataris ja järgmiseks hooajaks tõenäoliselt ta sellest riigist lahkub, aga ütleme, et mitte võib-olla väga kaugele. Et ei saa veel avaldada kuhu ja tal pole ka lepingut sõlmitud. Ühesõnaga, ma saan aru, et ta sulle avaldas, kuhu ta läheb, aga palus mitte öelda. No kui sa nii ütled, jah. No ei, ma lihtsalt, kuna ma ise temaga ka rääkisin, siis... Sulle ei avaldanud, jah? Ei, ta avaldas mulle ka, aga lihtsalt kuna ei olnud veel kõik allkirjad all lepingul, siis parem on mitte sellest rääkida. Ja sõna peab pidama. Järgmine punkt siin kiir tuli. Märt Pajusalu. Abitreenerina Rumeenias siis Brazovi koroonaga võideti karika finaal. Et mina ei oska midagi rohkem öelda, et kui et väga tubli ja aplaus. Ja, eks Marti ja Märt võib-olla oskavad rohkem rääkida 3. Märdist siis, et koondisest ta on ka ju, et ilmselt tubli. Kiidame. Ja, et kui ma ei eksi, siis ta lõpetab selle nii-öelda hooaega siis saalivõrkpallist skaudiks olemise, et ta vist on siirdumus rannavoole peale, aga ma päris täpselt ei saa kinnitada, et kas see on lõplik ja kas need lepiks ei tehtud. Ja, ta ju tegelikult mingid koostööd juba Katari duoga tegi ju. Jah, et minu teada on sinna minemaks pikemaks ajaks. Et kui see nii on, siis soovin küll edu Märdile. Ja, kindlasti. Ja, et seda enam läheb kindlasti need viimased tiitlid, mis praegu tulevad, et lähevad ilmselt väga korda. Et kuigi ma ütleks, et ilmselt Rumeenia liiga tase võib-olla on siin nüüd see aasta nõrgem, kui ta oli võib-olla eelmine üleemine. Aga selge see, et tiitleid iga päev ei õideta. Ja selle ploki siis viimane kiire uudis teade on siis U20 Eesti meistrivõistlustelt. Rae spordikool 1 neiud ja siis spordiklubi Tats Rae spordikool noormeste hulgast tegid siis nagu puhta töö. Neiud võitsid päris kindlalt finaalis 3-0 Viljandi spordikooli ja noormed võitsid siis Selver Tallinna spordikooli 3-2, tulles välja 2-0 kaotusseisust. Ranel Rahuoja seal tõi siis 19 punkti ja Karl Kreek 16 juurde. Et kuidagi väga süke rael nagu raes asjad toimivad. Et vägev. Aeg on vist meistriga meeskond teha. Naiskond ka. Naiskond on. Naiskond on. Just rääkisin, Marti. Võib-olla teine naiskond välja panna. Ei, ma räägin meeskond ka. Et tõesti võib-olla, ma vaatasin ka seal natukene väga lahe, et Delfi ülekanne oli noorte mängudest. Jah, kiidame Delfit. Seda vist ei olegi varem olnud, eks ju? Oli, eelmine hooaeg oli ka. Et nüüd ongi 2 aastat. Korvpallist on päris ammu juba ja erinevad vanuseklassid, et võrkpallist nagu see noorte mängu väga vähe on näidanud. Et 2 hooaega nüüd on tehtud seda Final Fouri formaati ja tekitatakse noortele ka selline päris turniiri ja päris suurte mängude tunne, et melu on saalis vägev, ülekanded, saad jääda silma, väga lahe, mina küll kiidan ja eelmine aasta ma TalTechis käisin muideks vaatamas ka ise
natukene neid mänge see aasta, vaatasin natukene Delfi vahendusel ja tõesti vägev. Ma ise käisin ka seal koha peal. Tatrik kutsus mind autasustama ja kommenteerisin seda viimast naistemängu ja mul tekkis küsimus, et miks me sellist asja varem jälle teinud, et kus see oli siis, kui meie mängisime nii-öelda noorteklassis. Et kas mängida, nagu meil oli reedest pühapäevani 5 mängu, mängid kõigiga läbi, viimane mäng, vaatad seal, mul on seda vaja vastasel, neil on vaja seda, et nagu siuke veits arvutamine ja ei ole finaali, siis okei, võib-olla viimane mäng jäi, et mängid tatsiga, et sellest oleneb kõik, kas võidad või mitte. Aga nüüd sul on nagu tõsiselt finaal, Final Four, sul on taraflex, mingi see, et sa jooksed väljakule sealt asjade vahelt sisse, kui kutsutakse alguses. Saal oli, see ei olnud mingi ülisuur saal, aga mingi 250 inimest või mis see number oli seal, tekitab täis maja tunde, atmosfäär hea, muusika, nagu kommentaatorid, ülekanded, nagu see on ideaalne viis, kuidas teha ühte noorte, või nagu isegi noorte jaoks nagu väga-väga hea nii-öelda üritus. Ma läksin sinna saali, mul oli endal juba siuke tunne, et okei, aga tahaks ise ka mängida või siuke, et see on eriline, see ei ole siuke tavaline, et lähed sinna Rakvere teed see või mis iganes linnas me tegime neid ülitihti Tallinnas, Rakveres, Pärnus, 5 mängu, mängid ära ja okei, koju. Et see tekitab siukse erilise tunde. Mina tabasin ennast selliselt mõttelt, et eestlastena suhteliselt tihti see, et nii-öelda noor mäng on ka siis, kui ta 22-23, et alles siis hakkab oma esimesi neid tõsiseid mänge pidama, kus on täismaa rahvast ja kõik nii-öelda tähelepanu on sinu peal. Et ma arvan, et kui juba noorte klassis U16, U18, U20 on sul sellised finaalmängud publiku ees hästi korraldatud, siis selleks ajaks, kui sa 19 oled, sa oled juba neid mänge nii palju saanud, et võib-olla seda võbistamist ja rahmeldamist on selleks hetkeks vähem, et võib-olla mängijad ongi siis selleks ajaks paremini valmis meeste mängu astuma. Ja teine asi, kui sa sellise emotsiooni saad sealt, siis võib-olla, räägime U20-st, on ju, mõndadest saavad mängijad, mõndadest ei saa, kes on kahe vahel, siis võib-olla sellise publiku ees tarafleksi peal mängides ülekanne, et võib-olla kõva motivatsioonilaks. Jah, et ikkagi tahan äkki võrkpalluriks saada. Et teed ikkagi tõsist asja, et ei ole mingi nurgatagune mingisugune suvaline turniir. Täpselt. Ja mulle linnuke siiristas kõrva ka põneva fakti sellest turniirist, et Põldmaade pere kolmikud Anni, Liisa ja Jakob said kõik kullakaela ja kõik valiti ka siis nii-öelda sümboolsesse võistkonda, et üli kõva ja lahe ja soovime õnne. Aga nüüd järgmine rubriik, see on siis olnud meil Martti Juhkami autorirubriik Piiri taga, et võib-olla nüüd Märt Tammearu veel sekundeerib millegagi, aga Martti, millega sa meid üllatad, millest räägid seekord välismaalt toimust? Kuigi Poola liigast on siin nüüd täna päris palju juttu olnud, et ma lihtsalt siis toon siis nii-öelda sisse korra selle, et veerandfinaalid on seal küll nüüd mängitud, et favoriidid on seal enamus võitnud, et aga Leoni Lublin siis sai Kuureki Saksalt said esimese mängu pähe, et kas seal on siis väike üllatus tulemas, et seda me veel näeme, aga mis tundus nagu niisugune huvitavam tulemus, et Poolastust, kuna just Märt on saates, siis tuli see nii-öelda jutuks, aga tegelikult ma just mõtlesin, et täna niisugune päev, et pole Soome võrkpallis pole nagu juttu olnud ja tegelikult ega meil seal on küll Sten Berillus mängib, aga ega keegi sellest väga palju ei kirjuta, et on selles Kügus just hooaeg sai just läbi, et nad seal veerandfinaalis said kaotuse. Aga veerandfinaalis on selline juhtum, et Valepa kukkus veerandfinaalis välja, et sellist asja ei ole 15 aastat juhtunud. Ja seal on ka eestlasi, Karli Allik mängis seal ja pikalt siis Mikko Esko vedas siis sidemängijana seda meeskonna alati siis finaali, et nad väga pikalt on ikkagi võitnud, et kuigi eelmine aasta oli siis Hurrikaani ja Aga Volley olid finaalis, aga Valepa on ikkagi Soome nii-öelda kvaliteedimärk alati olnud, et see, et nad veerandfinaalis välja kukuvad, ma arvan, et see on üpris märgiline asi. Ja teine tulemus siis veerandfinaalist on see, et Savo Volley, kus siis Andrus Raadik pikalt mängis, on samuti veerandfinaalis välja kukkumas, et nad on praegu 3-1 mängudega taga, et kui me siin vahepeal rääksime, et 4 on pikk finaalseeria, siis soomlased mängivad 4 võiduni juba veerandfinaali. Et Savo on praegu 3-1 taga ja viimases mängus olid siis Tiikerite vastu 0-2 taga ja võitsid 3-2, et nemad ei ole loomisest saati, et siis 2018. aastast kunagi 4. välja jäänud ja praegu nad siis ka sellele väga lähedale, et Valepa ja Savo siis mängisid siin mõned aastad tagasi finaalseeriaid.
et nüüd on siis selline lugu, et mõlemad võib-olla ei saa 4 sissegi. Et Soomes siis 4 hulgas on siis inglased Agavolley, Hurrikaani ja Tudo on siis turumeeskond, kes üllatuslikult võib-olla on sellel aastal tugevam kui varem ja siis Kokolan Tigerid, kes on siis Savo alistamisele väga lähedal, et nemad on siis sellel aastal võib-olla 4 paremat. Ja teine teema, mida ma mõtlesin sisse tuua, on see, et Belgia ja Hollandi liiga on siis Belgia ja Hollandi ühisliiga, mida siis varem ei ole olnud, et hakkab lõpule lähenema ja faktina võin siis välja tuua, et 4 parema see on hetkel 3 Belgia klubi ja siis Lükukruus Hollandist. Et Lõhmus tegi seal just eelmise mängu Appeltorni vastu väga hea, et 66% oli rünnak ja tegi 20 punni. Et Lõhmusel on samamoodi see mäng või see nii-öelda mäng üles-alla käinud, et ma arvan, et kui ta teeb 66%-ga toob seal kõvasti punkte, siis ma arvan, et see on väga tubli saavutus. Ja tahtsin välja tuua selle, et selle Hollandi ja Belgia ühisliiga siis süsteem on selline, et poolfinaali saab mõlemast riigist 2 parimat. Ja see tähendab seda, et Aalst, kes siis tegelikult justkui peaks 4 parema hulgas olema, jääb ilmselt välja, sellepärast et 3 Belgia satsi ei saa peale, et ilmselt Belgias saab siis Rooselaari ja Leuven sinna poolfinaali. Et ilmselgelt on näha, et Belgia liiga on oluliselt tugevam kui Holland, et kuigi seal Hollandis ikkagi 3 satsi on enam-vähem, aga pärast seda ikkagi see tase oluliselt langeb. Belgias on ikkagi see keskmine tase oluliselt kõrgem, et selline 5-6 korraliku klubi on ikkagi Belgias, et kui seal mängijad siis valivad, et mis liigasse minna, siis ilmselgelt tuleb Belgiat eelistada. Et miks ma selle Belgia-Hollandi sisse tõin, oli just see, et see minu jaoks tundus see just selline huvitav süsteem, mida võib-olla Eesti ja Soome võiks kunagi harrastada. Et alguses siis mängitakse põhiturniir oma riigis, või meie võime ju mängida siin sama seda Kronimet liigat. Ja siis, kui põhiturniir läbi saab, et siis teatud meeskonnad siis kvalifitseeruvad sellisele ühisturniirile, mängitakse seal ära ja siis mängid lõpus siis seda oma riigi meistrivõistlusi, et ma arvan, et see tegelikult süsteem on päris huvitav ja tegelikult kuigi see Eesti-Soome liiga värk on maha vaibunud, et eelmine tegelikult saade oli sellist juttu ka, aga ma arvan, et varem või hiljem tuleb see teema kuidagi uuesti tõstatada ja see võiks ikkagi kunagi käima saada. Nii, Märt Martin, tahate midagi lisada, kommenteerida? Kui mitte, siis tõmbame joon alla sellele ja võtame ühe arutlusteema, natuke siis kastist välja arutlusteema. Esiteks korvpallikoondis, kiidame neid, aplaus, on siis jõudnud EM-finaalturniirile, sügisel läheb see lahti ja nad said nüüd hiljuti teada oma alagrupi vastased. Eesti on siis A-alagrupis Portugali, Läti, Türgi, Serbia ja Tšehhiga ja hakkavad siis võitlema kõvasti tõenäoliselt loodetavasti edasipääsu eest. Et esiteks, mis me üldse arvame korvpallikoondise edusammudest ja teiseks siis, et natuke siin intriigiga luua, on püstitatud küsimus siin, et kas see võrkpalli Eesti parim pallimäng, selline slogan on nüüd kehtivust kaotamas. Kuidas tundub? Mis on Eesti parim number 1 spordiala? Ma võib-olla korvpallist mingit targemat juttu justkui ei oska rääkida, et nende või alagrupi vastastest ja kõigest sellest muust, aga kui ma vaatasin neid mänge, mis neil nüüd siin hiljuti oli ka, et nad said sinna peale, siis nagu põhimõtteliselt kadedus tekib, et kahju, et meil võrkpallimängijad ei ole näiteks Ale Kook, nüüd on Unibet Arenal ja täismaja ees ja lihtsalt kahju, et me ju mängime tegelikult sama valikmänge suvel, et me mängime Kalevis, Kalevi saal on täis, aga see on ju kõvasti väiksem, et lahe on vaadata, kuidas korvpall on suutnud asja niimoodi käima panna, et see särab ja et need piletid on isegi raske saada sinna. Just, ja ma olen 100% kindel, et nüüd see toimub Lätis või siis Lätis ma olen 100% kindel, et sinna läheb tohutult palju eestlasi. 14 000 piletit on eestlastele müüdud juba. No ja täpselt. Ja see on midagi. Ja kui tõesti korvpallile tuleb teha aplaus siin koos. Ja mina vaatan Eesti kossu ka, Eesti-Läti kossu väga palju ja võrkpalli ilmselgelt vaatan ka väga palju ja mis mulle võib-olla on see, et korvpall müüb ennast ise juba natukene paremini, et pealtvaatajale on korvpall lihtsamini arusaadavam mäng kui võrkpall, mulle tundub. Ja nüüd on see põlvkond siis korvpallil, need noored
Kullamäed, trellid, asjad, kõik on välismaal, nagu meil oli mingi hetk võrkpalluritega. Kõik põhimõtteliselt koondise mehed olid välismaal ja saavad häid võite, Leedut võidetakse ja siis ei olegi vaja rohkem, niikuinii see PR tehakse väga hästi seal Kossus tööd ja ei oskagi midagi öelda, tõesti teeb kadedaks, et väga lahe. Marti? Ja ei, selles suhtes ma olen kõigega nõus, et mis te ütlesid, et kui siin Märt üritas intriigi välja puhuda, siis ega seal on tõsi nii-öelda taga, et selles suhtes et selge see, et praegusel hetkel on ikkagi nii-öelda pallimäng number 1 on ikkagi Eestis praegu korvpall, et eks tegelikult publikule on kogu aeg korvpall rohkem meeldinud, aga lihtsalt vahepeal olid neil rasked ajad ja siis see publik võib-olla kadus neil tagant ära, et praegu ilmselgelt purjetavad seal laine harjal ja inimesed naudivad seda, et loodetavasti siis see 14 000 inimest seekord meeskonda välja vilistama ei hakka, kui need võidud ei tule. Ja seda ma muidugi veel ütlen, et ma ei ütleks, et nagu mänguliselt veel korvpall number 1 on, et nad said ka nüüd uuesti peale sinna EM-il, aga ega tegelikult tulemust ei ole nemad teinud veel. No ma ütleks ka, et tegelikult mänguliselt mulle tundub, et kui vaatate tulemusid, see on sama auk olnud. Sama auk, jah, täpselt. Et ei ole ju 16 hulka saadud, kui nüüd saadakse, siis nagu võiks öelda, et mänguliselt see meestekoondis on nagu parem. Aga kui me paneme, eks ju, pilti ka naistekoondise, eks ju, et siis see annaks jälle plussi, eks ju, võrkpallile. Kui nüüd nagu tulla selle küsimuse juurde, mis on number 1. Aga jah, ma olen nõus, et mis puudutab populaarsust, publiku, ütleme tuge, et seal korvpall on palju soodsamas seisus ja tegelikult on olnud. Et see tegelikult... Ja ma pidasingi silmas seda aurat just kui selle mängu ümber, et tulemus on üks asi, aga teine asi on see, et mis tundes inimestes tekitab, et selge see, et praegu on korvpall on rohkem jututeemaks kui võrkpall. Aga kas võrkpallis ei võiks olla ka siuksed koondisaknad, nagu on korvpallis, et võib-olla siis saaks ka pealtvaatajaid rohkem. Et mehed, kes on välismaal kogu aeg, siis tulevad nädalaks koju, teevad kaks koondise mängu siin, rahvas on selles nii-öelda hooajas sees ja tulevad ka vaatama rohkem, kui võib-olla suvel lähevad vaatama. Mina isegi arvan, et see oleks päris huvitav. Aga kas see oleks tehtav nagu, et see klubide vaatest? Nii palju peab, rahvusvaheline alaliit peab tegema mingid aknad, sest et kus need mänge tehakse. Mis sa Märt sellest arvaksid? Päris huvitav, ma arvan, et siis ei oleks sellist ettevalmistusperioodi ka kuuajalist, nagu meil suviti tavaliselt on. Et ma oleks ka tõesti, et samas hea hetk koju ka tulla ju alati korraks, et kunagi sellele ei... Kui sa just, Märt, rääkisid saate alguses, et raske hetk endal siis koondises oma vanade sõpradega kokku saada, see võib-olla annaks jälle lisa enesekindlust uuesti oma klubi juurde minna parema tundega. 100%. Sa võid koondise juures selle tunde tagasi saada ja nagu niikuinii ei saanud jõuludeks ka koju, siis ideaalne võimalus selleks põhimõtteliselt. Ja, et selles suhtes, et kui korvpall ja jalgpall saavad sellega hakkama, siis miks siis võrkpalli peaks saama, et kindlasti on see teostatav. Aga see eeldaks ilmselt seda, et siis nii-öelda klubihooaeg hakkaks varem ja lõpeks hiljem, et oleks seal piisavalt aega, kui nad peavad seal mingid aknad tekitama ja selle aja nagu ära andma. Et see ei tähendaks. Ja kuidas sinna formaati sisse sobitada siis rahvuste liiga, kus on väga palju mänge ja asju, et see nagu jälle on keeruline. Et ma arvan, et seda nagu reaalselt tulemas ei ole. Et mõttena on tore. Et võrkpallikoondis siis, korvpallikoondisel siis nüüd on kätte jõudnud see aeg. Ma mäletan, kui Jaak Salumets oli veel alaliidu president ja see ammu sai välja lubatud, või mitte lubatud, aga eesmärgiks seadud, et 2025 EM-il sihiks on siis koht veerandfinaalis. Ja ma natuke nagu mõtlesin, nüüd on see käes, et nüüd nagu see eesmärk on, et natuke mõtlesin selle võrkpallikoondise paralleeli peale, et võrkpallikoondis ka mingi hetk hakkas sellest veerandfinaalist rääkima ja mul tundus, et võib-olla see kokkutes kasuks, kas see tuli, ei tulnud, et võib-olla natuke tõmmati pingeid liiga palju peale, et ega mul praegu ka on selline seisukoht, et see korvpallikoondised veerandfinaal, et ei tundu väga realistlik. Alagrupist edasi saamine oleks juba tegelikult väga kõva kordaminek, et see 16 hulka. Ja alagrupp, ütleme siis minu hinnangul väga raske alagrupp. Sealt saadi Türgi sellest potist kõige raskem vastane, kui sealt tulevad kõik mängijad kohale, siis ma ütleks, et väga-väga raske võita. Et jah,
kui nad saavad edasi alagrupist, ma arvan, nad peavad rahul olema, sest võtame seda, et nad ise on 5. tugevuspotist tulnud, on ja 6. siis nende jaoks on seal Portugal, et see on ainuke mäng, mida nad eeldatavalt lähevad favoriidina mängima. Aga alagrupis saab 4 edasi, nii et nad peavad ikkagi ennast natukene ületama seal, et saada edasi. No nii, sõbralikult saime siis selle teema ka läbi arutatud, ei läinud liiga nugade peale, soovime korvpalluritele head ja kindlasti jääme neid mänge vaatama ja põnevusega ootama. Aga sul oli ju kirjas küsimus, et kes võiks korvpalluritest... Ja vabandust, et mitte mul, toimetajal. Ja toimetajal oli kirjas küsimus, et kas korvpalluritest on siis mõni selline potentsiaalne tüüp, keda te näeksite võrkpalliplatsil, et kui ta oleks hakanud õigel ajal võrkpalli tegema? Mul on kohe trivia küsimus selle peale teile. Et kas te teate, kes on tulnud U14 Eesti meistrivõistlustel rannavalles pronksmedalina Kossu koondisest? Vaikus, eetris. Ja muideks, 3.-4. koha mängust ta võitis sellist meest nagu Robin Kahu. Henri Trell. See on 2017 oli see siis ja Märt tuli minu arust siis U20 Eesti meistriks. Märt, nüüd sa pead teadma küll, et Märt on selline mees, et ega tema selja taha ei vaata. No, see vanuse vahe ka, et see mees, kellest me räägime, tuli siis 2017 U14. Aga igal juhul see mees on Stefan Vaaks. Ohoo. Ta on rannavalle Eesti meistrivõistlustel pronksmedali võitnud, jah. Väga huvitav info ja see selgitab nii mõndagi, et miks ta on see aasta niimoodi avanenud ja läinud, et võrkpalli taust, mis seal ikka. Ja teine mees võiks olla ju Janari Jõesaar, sest me teame, et ikkagi Jõesaarede peres on võrkpall lausees. Et seal peab küsima, mis teil nagu viltu läks, et läks nagu need vale ala peale. Et Alari Jõesaar, et mingi tegemata töö seal oli. Aga nüüd järgmine rubriik on siis Kuulbeti eripanus, Martin. Eelmises saates siis meil olid Henri Treiali blokid üle alla 2,5. Märt õnnestus. Alar Rikberg ei teadnud väga palju sellest Treiali blokkidest. Et Treial pani siis 5 blokki. Tuli mõni panus ka, mitte küll liiga palju võrreldes eelmiste kordadega, aga siiski. Aga nüüd seekord siis võtame ette, et tegin finaalseeriaks tegelikult päris suure portsu eripanuseid, minge kõik Kuulbeti lehele, vaadake seal on võimalik ka sellel aastal ennustada, kes tuleb finaalseeria MVP-ks. Aga me ei saa üle ega ümber vaadata ka oma viimast tantsu tegevast Andrus Raadikust, et see mäng on siis kolmapäeval. Meil läheb see kolmapäeval see saade eetrisse ka, väga palju aega teil ei ole, kes kuulavad äkki leiate niisama üles. Ja tema rünnakuprotsent siis, et kas selles esimeses mängus Raadiku rünnakuprotsent on üle või alla 44,5%? 44,5, väga täpselt sul on need seatud, need piirid. Ja tema hooaja keskmine muideks on muidu 42,5. No mina ütlen, et Raadik kindlasti otsustas siin mängus võtame ennast kokku ja kindlasti tuleb üle, et sinna julgelt kõik peale. Majad ja autod ja mis teil on. Ma arvan ka, et tuleb rohkem. Ma arvan ka. Ja, aga ütleme siis ära ikkagi vastutustundlikult ja osalevad mängijad ja personal siis võistkondadest ikkagi ei tohi ennustada. Ja, personal muidugi ei tohi. Ja. Aga sa ütlesid, et teil on see MVP ennustus ja ma vaatasin ka neid koefitsienti ja tundus nagu põnev, et teeks siin ka ringi, et järsku ennustame, et kes võiks selle MVP saada? Finaalseeria MVP. Mina olen, kuna ma ütlesin, et Võru 4-3 võidab, siis Albert Hurt. Sina ütlesid 4-0 Tartule? Ma ütlesin Tartu, ehk siis kõige kindlam valik oleks Kordas ilmselt, sest ta juba sai. Aga okei, äkki tuleb midagi erilist ja mõeldaks, et anname seekord Silver Maarile. Ohoo! Marti? No ma siis ikkagi lähen kõige kindlamat teed. Marti Juhkami. Ise enda peale? Enda kätes vähemalt. See oleks antud hetkel kohatu, siis ma panen Kordas. Ja mina siis, ma siin ikkagi jään Martiniga nõusse, et Hurt, et kuna ma ühes ennustasin Võru 4-3 võitu ja siis ma ennustasin Hurtaga MVP-ks. Ma ka kusjuures. Ja me ei rääkinud seda kokku. Ei rääkinud. Et täpselt nii võib minna. Nii, aeg läheb siin lõbusas kiiresti, meil on siin paar asja veel jäänud, meedia soovitus, mis meile silma jäi, põnevaid lugusid, tegelikult jäi. Gunnar Lehest
Oliver Venno artikkel. Jaa, toreda Delfis. ülevaate saab Oliveri tegemistest, kuidas ta seal elab ja perega seal kenasti Kataris asju ajab ja kuhu ta läheb ja mis ta mõtleb. Siis volleis jäi silma muidugi Märdi ema, andis seal intervjuu. Oli? Sa mõtlesid? Oli küll. Roosna Märt vaatas mulle niimoodi otsa, et minu ema. Mul korra kiirus kinni, jah. Aga jah, seda lugu jah, oli väga tore, väga huvitav vaatenurk Maarel Gregor tegi, et Maarel ikkagi alati üritab oma need head lood teha enne meie saate lindistust, et saada siit nagu seda kiitust ja tagasisidet. Ja oli veel üks lugu, oli see Võru sponsoriga, oli Võru sponsor. Parrusega siis, jah? Parruse sellega, jah. Et selgitati, see oli siis Postimehes oli. Postimehest kiidame ka, on ka võrkpallis. Õhtulehes oli ka minu arust mingisugune kas Tähe ja Tammeõruga mingisugune artikkel. Jah, Andres Vaher tegi, jah. Oja selline kokkuvõte. Jah. Et on... Seekord on tublid olnud ajakirjanikud tõesti. Et on pingutatud. Nii, aga võtame siis veel lõpetuseks küsimused. Et vaatame, kui palju me jõuame, et võib-olla kõik isegi ei võta. Küsimusi ei ole ka viimasel ülearu palju laekunud. Samas, kui tuleb, siis tuleb mõnelt inimesed päris mitu ja sellist tummisemat. Et kõigepealt üks väga nunnu kiri laekus Martini laua peale, kui ta kommenteeris Võrus mängu. Jaa, näed, saame paberkandjal ka küsimusi ja tegelikult üldse väga sooja tunde tekitas, et pärast mängu ka tuli ütlema veel, et väga lahedat asja teeme ja et see läheb korda, isegi ka näed, Võrumaal läheb korda, mis me siin teeme, nii et väga vägev. Jah. Sellepärast ennustatagi Võru võitu, et on üks nunnu kirjas. Igal juhul jah, Piret Ahman siis küsis, et sul on Märt äkki see lahti täpsemalt? Mul ei ole lahti, aga küsimus oli laias laastus selline, et et mängija ei tohi minna võrku, et kas juhtub ka seda, et mängija läheb teinekord võrku jalaga? Jah, et nad ju hüppavad nii pagana kõrgele. Pagana kõrgele, jah. On sinul juhtunud? Ma ei tea, kas mul endal võib-olla kuidagi midagi riivanud, aga minu arust alles mingi aeg, aasta tagasi oli siin see Jaapani mäng ja et oli isegi video, kus ta seal 5-4 või kuskil jalg jäi võrku kinni ja praktiliselt kukkus selja peale tagasi, et kes kõrgemale hüppavad ja siuksed ebastandardsed pallid on, siis seda ikka juhtub, jah. Ja ma just omavahel ka arutasime, siis oli ka täpselt sama Jaapani mängija tuli mulle esimesena meelde, et ta kukkus päris valusalt. Aga ma mäletan ka noorteklassis oli selline lugu, et oli mingi matšpall oli meil ja siis ületulev pall oli ja Reimo Rannar lõi selle palli küll maha, aga tagasi hüppe pealt lõi jalavõrku. Kusjuures see on seda juhtubki, ma arvan, kõige rohkem need ülepallidega. Kui sa nüüd ütled, siis mul meenub ka, et on siukseid olukordi olnud. Et sa lööd seda ülepalli ära ja siis sa justkui nagu keha läheb taha poole, aga jalad lähevad ette, et siis on see kõige suurem oht. See küsimus sai vastuse, siis on laekunud ka üks selline täiesti anonüümne küsimus personaalselt minule. Ja ma vaatan nüüd, kiri on pikk, aga võtame küsimuse sisu on see, et palun tooge välja mõned noored, kellel näete järgmise paari aasta jooksul perspektiivis kõige suuremat potentsiaali, et palun pange kokku võistkond praegustest varumängijatest, oli see ülesanne meile, et muidu räägite ainult superstaaridest, siis saavad ka need nii-öelda pinginühkijad natuke motti juurde, et koduliiga varumängijad paneme kiiresti ühe asjaliku satsi kokku. Ma kõigepealt on, vahele põiked on sellise, et kõikide meeskondade keskmine vanus on seal 30 juures. Aha. Nii, kus me siis alustame? No paneme sidemängija. No, kumb on Tartul varumees? Selge see, et meie üks noor talendikas sidemängija peaks olema, aga... Kui me Tartut ei võta, siis... Ma tegin kahte moodi, ma tegin nii, et kui võtan Tartu ka need, siis Tartu üks sidemängija, ükskõik kumb siis. Aga kui me need unustame ära, sest nad ikkagi on mõlemad põhiraskus kandnud, siis mina panin kirja endale siia Tristan Urb. No teised vist ei olegi nii palju mänguga saada, et Urb on ilmselgelt ikkagi kõige noorem ja kõige vist lootustandvam. Noh, lähme edasi, diagonaal. Siia mina panin Andres Jefanov. Vaidlust ei ole. Ehk siis Selveri 3. diagonaal. Noh, põhimõtteliselt, jah.
aga ma läheksin nooruse peale ja tahaks kui seal teine küsimus oli, et kes võiks aastatega perspektiivis suurimat potentsiaali välja mängida, siis ma tahaks küll näha, kui Jefanov välja purjetab 16-aastane, 208 sentimeetrit pikk. Jah, ilmselgelt. Eriti, temal on ikkagi päris palju potentsiaali, et tema võiks olla küll. Nii, nurgad. No öelge teie ka midagi. Või te ei teinud kodu ülesannet ära? Märt, ütle ka midagi. Mõtlen neid mängijaid, ma ei tea, kes kellel pingil on isegi. Nüüd me jõuame jälle sinna, kes pingil on, et kas Kahu on pingil või ei ole. Kui me paneme Kahu ka, siis mul oli Kahu ja Lepik. Aga ta on noormeest, tema võib panna küll. Ja kusjuures ma tuletan nüüd meelde, meil oli mingi chatis mingi vaidlus ja ma ütlesin, kui on tähtsad mängud, Kollo mängib ja palun, Kollo mängib. Nii on. Pange kirja, Roosnal oli õigus. et kui me Kahu ka võime panna, siis mul oli Kahu ja Lepik, aga kui Kahu ka ikkagi päris piisavalt palju mänginud, teda ei pane, siis mul oli Lepik ja Kais. Aga Lepik ei ole noor enam. Me ei pidanud noortest varumängijatest panime. Ei, no eelmise sa panid noore järgi. Aga eelmise panin noore järgi. Hoiame mingit joont siis. Et ütleme jah, et tasemet Lepik. Noores võistkonnas peab üks kogenud mees ka olema. Siis Kais, jah. Kas mitte selles U20-s sai just Ranner Rahuja, kes on Parruses sai parima... Kuigi ta ei ole just Kronimeid liigas väga palju mänguaega ei saanud, et samamoodi see Mati Uus, kes seal Pärnus on, et kumbki nad väga palju platsile ei saanud, aga enne hooaega oodati nendest suht palju, et äkki nemad siis mingid kavanevad, et nemad lähevad sinna noorte kategooriasse, et nemad siis võib-olla sinna Dream Teami ei mahuks. Nii, tempod ja libero toome ka sealt välja kedagi. Tempodena mul oli... Tarvo Täht. Kas ta on varumängija või? Või siis Rahuja. Või siis Peterson ja Luken. Või hoopis vanameister Kevin Soo. Jah, see on ka variant. Anname Soole natuke motti juurde. Soo ju korra on juba comebacki teinud. Tegelikult see Peterson on tegelikult suhteliselt ikkagi samasugusel tasemel nagu need teised temporündajad. Ta on tublisti edasi läinud küll, et kiidan. Võtame siis noored A-talendikad, sest Peterson Luken äkki oleks selline. Ja mul ongi kirjas Peterson Luken endal. Ja liberod? Mina panin siia siukse mehe nagu Deniss Losnikov. Et ta vist ise väga enam liberot mängida ei tahaks, ja ta ei ole vist väga noor ka enam, aga ja teine variant oleks siis Tartul, kellel on siis varulibero, keda ei kasutata, eriti on siis Aros. Pärnus on ka 2 liberot. No jah, ma ütlesingi, et Alari Saar on ka siis läheb... Alari Saar ei lähe. Vahepeal mängis Toni ju rohkem, et paneme Alari siis. Paneme Alari Saar kui... Noor ja talendikas. No nii, vaatan, et aega on läinud meil kenasti. Võib-olla võtame siis praegu ühe kirja ja teised asjad jätame võib-olla järgmisteks saadeteks. Et ärge muretsege, kui praegu ette ei loe teie kirja. Kas võtaks selle Karl Juhkami kirja, mis puudutas nüüd siis seda Lähis-Ida võrkpalli buumi, et võib-olla seal Märt Tammer on ka mõtteid. Nii, ma võtan siis ette, kuidas ta siis ise nagu sõnastas selle küsimuse meil. Oliver Venno ütles intervjuus Delfile, et võrkpalli taseme poolest paigutakse Katari paremad klubid ühele pulgale Saksamaa liiga tippudega. Niimoodi. Siin on tsitaat. Mis Märt ja Marti sellest oskavad arvata? Oota, et siis Katari parimad võrduvad Saksa parimatega? Et Katari parimad jah, et Venno ütles, esiviisikuga saaksid nad hakkama Poliis, Salrajan ja Al-Arabi. No... Ma ei usu, et nad Berliini võidaks. Ma tahtsin sama öelda, et Berliini ma ikkagi paneks Berliini kõige esimeseks. Mitte, et ma väga palju teaks, mis Kataris toimub, aga ikkagi nagu kui Berliin mängib Champions League'i kõik asju, siis miks nagu ei jää siis kindlalt Berliini peale seal. Ja samas... Nii palju, kui ma neid mänge vaadanud olen, siis ma ka pigem ikkagi see organiseeritus ja see keskmine oskus on ikkagi Saksamaal võib-olla natuke kõrgem, aga eks seal Kataris ongi, et kui see mäng on hästi palju ikkagi legionäride peal üleval ja ma arvan, et sellise kuna Saksa liiga on natuke halb näide ka, sest Saksamaal ongi praegu 6 tugevamat ja 6 nõrgemat, et ma arvan, et eks nad seal esikolmiku piiri peal ikkagi need esimesed otsad oleks. Et selles suhtes, et ega nad seal kellegile väga alla ka ei jääks, selles suhtes, et aga Berliin, ma arvan, saaks kõigist ikkagi jagu.
ja siis veel, et kui nüüd need liigahooaeg on läbi ja hakkavad sellised rahakarikad, et noh, nüüd kus siis Robert Täht läheb mängima ja et kuidas, ja sinna tuuakse siis uusi mängijaid juurde, et kuidas nende mängijate värbamine käib, et kas agendile öeldakse, et meil on vaja sellist mängijat või on see ikkagi konkreetne nimi, keda tahetakse või küsitud on, et kas ka ütleme Juhkamile või Märt Tammerule on tehtud pakkumist sealt kandist? See on minu arust pigem nii, et kui näiteks mul nüüd hooaeg sai läbi, siis ma oleks pidanud oma agendile ütlema, et okei, ma tahaksin nüüd veel teha midagi, mängida kuskil, et ja no täpsustamagi, et seal, sest et teine valik on see, et sa saad medical jokerina minna. Et seda kõike sa pead oma agendile nii-öelda teada andma, sest et keegi teine ei tule ju vist nendest nagu ise otseselt niimoodi otsima, et sinna pigem agendid pakuvad mängijaid ja no kui näiteks Robbie puhul ta on Poola liigas mängija ja mis on ikkagi maailma top liiga ja enamustel ju ikkagi hooajad käivad alles, ehk siis kindlasti ta oli seal valikus üks esimesi. Ja tegelikult lõppkokkuvõttes käib see ikkagi nii, et klubid suhtavad agentidega, agendid küsivad, mis mängijad soovite, palju raha on ja siis ta vaatab, et mis mängijad sinna nagu soovitada. Et ega need Katari šeigid nendest võrkpallist ei tea ilmselt töödega mitsi. Ei ole nii, et ei tule siia. Kas ei ole nii, et šeik kirjutab otse sulle, et saada mulle kontonumber? Pigem niipidi käi, jah, et mul on olnud küll üks aasta oli juttu, et kas ma oleksin huvitatud sinna minemisest, siis noh, nii-öelda terveks hooajaks. Aga kuna mul oli kogu aeg ikkagi siht selline, et ma käin koos perega, siis see nagu langes suht ära kiirelt. Et praegu elaksid villas, kui oleksid läinud, aga ja tegelikult siin Karl Juhkami siis küsibki veel lõpetuseks, et raha kohta, et võib-olla konkreetset numbrit keegi seda öelda ei oska, aga kui palju seal selle lühikese ajaga need lepingud on seal nädalased või kuused, mis seal tehakse selle rahakarikate jaoks, et kui palju selle ajaga võib palka teenida? Venno ju tõi seal oma artiklis välja, et seal parimad mehed võivad seal nädalaga 60 000 teenida. Eks seal sõltubki sellest, et kas sa lähed sinna terveks hooajaks või sa lähed sinna lihtsalt nendeks lõpukarikateks, et see Emiri Cup, mida nad nüüd just mängima hakkavad, et see on see nende kõige kuulsam nii-öelda karikas ja see on ka see, et sellepärast seda peetakse veits hiljem, et need nii-öelda vähe rohkem oleks võimalus ja neid superstaari sinna kohale mellitada ka. Et seal on ikkagi igasuguseid staare mänginud, et ma arvan, et seal on ka mitusada tuhat välja makstud seal mingitele mängijatele, aga selles suhtes, et kui sa terveks hooajaks sinna Katari lähed, siis ikkagi Poola, Itaalia tipud ikkagi teenivad kodumaal ikkagi rohkem või noh, selles suhtes Euroopas teenitakse ikkagi rohkem kui seal Kataris, et võib-olla selline keskmise tasemelis, aga legionär teenib seal rohkem, aga kui sa oled ikkagi staar, siis sulle maksaks staari palka ka. No nii, kuulutame tänaseks saate lõppenuks ja anname kellegi auhinna ka. Anname auhinna ka. No kellele me anname? Igal juhul Kuulbeti poolt oleks anda ära üks kevad on käes, päike paistab, üks nokamüts ja sokid. Mina, kui võib, siis mina seekord soovitaks seda oma käega tehtud kirja Piret Ahmanilt. Ja, miks mitte? Ma lähen... Mina ikkagi kiidaksin oma sugulast. Aga hakkab pihta sugulaste see omanupoja poliitika. Pagan, mul pole kedagi. Teeme nii, et Märt otsustab. Oota, mille vahel? Oota, teeme ühe asja selgeks, et Marti, ütle, mis sugulus sul täpselt Karl Juhkamiga, kes siis on Postimehe spordireporter, mis sugulus sidemestest olete? Minu isa ja tema ema on õde ja vend. Nõod siis. Ja nii, et ühesõnaga ikkagi lapsepõlvest saati jõulud on ikkagi koos veedetud. No nii, veri on paksem kui vesi. No Märt otsustab. Need 3 küsimust, mis meil oli see... Üks oli see jalaga võrku, siis oli see... Anonüümne küsimus. Selle eest nagu ei annaks, kui inimene ikkagi soovib anonüümiseks jääda, et karistuseks, et järgmine kord tuleb oma näo ja nimega. Või siis see Lähis-Ida küsimus. Aga kas sa näitasid talle ka seda kirja, milline see välja nägi, mis sulle lauale pandi? See oli nagu ise tehtud. See oli käsitsi kirjutatud. Te müüte ära juba selle olukorra nii, et anname käsitsi kirjutatud. Ja ma saan selle anda Võrus üle ka, ma arvan. Ma tulen 10. Võrru kommenteerima finaalmängu, nii et saan anda isiklikult üle. Nii et tasub meile kirjutada ja panna igast asju. See oli tõesti käsikirjana kirjutatud, väga ilus kiri, et ootame postiga ja kõike.
ei, tegelikult tuleb kiita seda, et selline käsitsi kiri tuli, aga loodetavasti on siis see viimane auhind, mis Võrru sellel nüüd 6 ajaks läheb. aga tegelikult ikkagi kutsume kõik üles kirjutama, näiteks Märdile kutsusime üles kirjutama küsimusi, aga kas tõesti siis inimestel ei tulnud midagi head pähe, et mida Märdi käest küsida? Võib-olla nad usaldavad meid nii palju, et me küsime ära kõik. Ja siis teine asi, ei pea alati küsimused olema, võite ka näiteks, kui käite Euroopas või kuskil mingeid mänge vaatamas, suuri mänge oma kogemuslugusi, palju toob õlut, maksab. Kiita, laita. Jah, just, et kõik parimad ikkagi toome alati välja ja on endal ka põnev näha. Ja järgmises saates siis anname ühele küsimusele ära 100 eurot Kuulbeti kontole. Aga nii, selline saade täna ja tänan Märti, kes tuli ja kõiki teisi, et vaatame, millal me siis saame jälle eetrisse minna, et loodame, et see ei ole viimane saade. Ja, aitäh Märt tulemast! Tšau! Aitäh, tšau! Tšau! Võrkpallivõnked võtab võrratud vollelahingud pulkadeks lahti ja otsib vastuseid matšide järelvõngetena tekkinud põletavatele küsimustele.